Ja tere päevast saame kõigile spordisõpradele lõpuks öelda nüüd siis Itaaliast Anton Santerselvast, kus on algamas tänavuse aasta laskesuusatamise maailmameistri võistlused. Siin stuudios me oleme päikseprillidega sellepärast, et lihtsalt lahedad ja edevad välja näha. Sellel on oma põhjus, kui sa tuled kõrgele keskpäästiku 1600 meetri kõrgusele, siis ilma prillideta siin olla on kindlasti mitte eluohtlik, aga tervist kahjustav ja silmaarsti juurde me pärast aega ei taha panna. Nii et see on ka põhjus, miks me tänasel päeval siin päikseprillidest seda stuudiot oleme tegemas. Aga meid on sees ootamas 12 võistlusala kokku nende maailmameistrivõistluste jooksul. Me oleme teiega järgmise pühapäevani, nii et pikk MM on meid ees ootamas. Pärast MM-i me lootsime minna Otepääle Euroopa meistrivõistlustele, aga nüüdseks on siis juba kinnitatud, et Otepää paraku on loobunud selle Euroopa meistrivõistluste korraldamisest. Põhjus lihtne, lund ei ole, see võistlus viiakse edasi Valgevenesse. Uudist on võimalik lugeda Eesti Rahvusringhäälingu spordiportaalist ja pärast siis tuleb meile ka võistluskomitee president Aivar Nigol, kes on siin Anterselvas koha peal meie stuudiosse rääkima sellest, mida veel püüti ja kuidas eluga edasi minnakse. Aga meie siis alustame segateate sõit esimese avana traditsiooniliselt kavas 4x6 kilomeetrit, 27 võistkonda ja nende hulgas ka Eesti täna siis nelikus Regina Oja, Johanna Talihärm, Rene Tsahkna ja Kalev Ermits. Anton Santerselva, Karel Kulvin, vist on selline paik, kuhu laskesuusatajad esiteks tahavad kõik tulla ja praktiliselt ühes suus tavaliselt öeldakse, et see on nii-öelda lemmikkoht. Ja ma arvan, et tõesti enamuse jaoks nii see on ja ma usun, et ka meie jaoks on lemmikkoht, sest et tõesti siin enamasti päike paistab, suusarada on väga hea kvaliteediga, täpselt nii on ka täna, et mingisuguseid ilma nii-öelda probleeme ja millega võidelda tuleb ei ole, kõigil on võrdsed olud nii-öelda ja selles mõttes see paik tõesti oma nii loodusliku ilu kui ka selle tingimustega, mis siin tavapäraselt pakkuda on, kõigile sellest ta nii-öelda lemmiku teeb. Lähme konkreetsemalt selle võistluse juurde. Esiteks tänane võistlusrada, me hommikul käisime suusatasime, sina tegid mõistagi pikema tiiru kui mina. Räägi natukene sellest rajast, mis olukorras see on ja samuti lasketiirust. Seda on võimalik väga lihtsalt kokku võtta, et rada on suurepärane nii-öelda võistluse läbiviimiseks. Rada on tugev, ta ei ole väga kiire, sest et siin on ikkagi looduslik lumi, see tähendab, see on peene teraline, suuska siin ei ole lihtne hästi libisema saada. Aga muus osas on väga hästi ette valmistatud ja mingit probleeme ei ole. Eesti koondise nelik nüüd tänaseks võistluseks, praegust nii-öelda jõuvahekordade järgi on see vist meie kõigem koosseis, mis meil välja on pannud. Ja ma usun küll, et muidu poleks ka, eks ole, peatreener sellist nelikut valinud, nii et kindlasti lähevad kõik parimat andma ja natukene ka kiiresti rääkisime paari sportlasega, siis Rene ütles ka, et tema tunneb ennast natukene kindlamini kui viimased MK-etapid, et need asjad, mis teha tahtis, sai ära teha ja need ka talle endale tundub, et mõjusid hästi. Maailmaliidist rääkides siis kindlasti nii-öelda järeleandmisi enam selleks segateate sõiduks ei tehta. Kui me vaatame nende võistkondade nimekirju, võtame siin 10 maailma paremat võistkonda tänaseks siis segateate võistluseks. Kõigil on nii-öelda tähtede paraad väljas, ehk siis kõik lähevad sõitma siin täna väga suurt sõitu. Ja seda näitab täielikult see stardi nimekiri, et absoluutselt Prantsusmaa, Norra eelkõige, kui nende otsa vaatame, on kõige kõvemad nimed välja pannud, kuigi oleks ka võtta ju 3.-4. nimi, kes oleks sama tugevad, nii et praktiliselt kõik on väljas ja üksikud asjad ainult seal Slovakkia võib-olla ei ole oma naiste poolele parimaid välja pannud, aga ma arvan, et see on selline teise järgu küsimus juba. On see pigem Norra, kellel on ikkagi selle võistluse kontekstis nüüd kõige tugevam tiim, sellepärast et just see naispool võib-olla siis Prantsusmaaga võrreldes on natuke tummis. Ja täpselt nii on, et kui paberi peal hakata ennustust tegema, siis peaks ütlema kindlasti, et neil on sellest naiste arvelt nii-öelda kerge eelis, aga see on laskesuusatamine. Siin paberid väga palju rolli mängimis ennem juhtunud on, nad aitavad ennustada, aga ütleme ikkagi see vahe on selline marginaalne eelis, mis neil seal naiste poolel on, nii et me näeme, mis saama hakkab, aga kindlasti põnev tuleb. No nii, sellised jutud praegu sissejuhatuseks, aga kuulame seda, mida enne starti meie sportlastele öelda oli. Kalev Ermits ei käinud Pokljuka maailmakarika etapil, on nüüd praktiliselt 6 aega olnud MK karussellist eemal, nii et vaatame, mida ta enne täna starti rääkis. Kalev, sinu võistluspaus on olnud nüüd kõige pikem Eesti koondislastest enne seda MM-i. Mida sa tundsid, mida see Pokljuka vahele jätmine sulle andis, mida sa said sel ajal teha ja tunned, et see oli õige otsus?
Jah, kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ma arvan küll, et see oli õige otsus, et ma ei olnud rahul jaanuarikuu etappide sooritustega ja tundsin, et midagi pean muutma ja et muutust natuke, et tagada seda muutust, siis on natuke rohkem oli aega vaja ja see, ma arvan, et see oli viimane hetk, kus midagi nagu veel teha ära. Mis sa siis ära tegid? Tegin sporti ja natuke laskmise kallal nokitsesin ja ma arvan, et on asja saanud paremaks küll. Sellega see, et nagu sa ütlesid, see hooaja algus sinu jaoks ei ole üldse õnnestunud, et see MM-ile tunned sa nüüd, et ikkagi asjad võiksid olla paremad? No kahtlemata mul ei ole mõtet neid negatiivseid võistlusi kaasa mõtet võtta siia, et on uus olukord, vahepeal on saadud treenida, et ma arvan, et olen positiivselt häälestatud. Anter Selva sinu jaoks, kõigepealt rajad ja tiir, kuidas on? Rajad on kõrgel, aga rada profiililt iseenesest midagi nagu rasket ei ole, et on täitsa hästi sõidetav. Iseasi ongi siis see kõrgusega kohanemine ja kindlasti on see ka laskmises määrab päris palju see, et kuidas oskad nagu kohaneda selle kõrgusega ja natuke on teistmoodi küll. Kuidas ta sulle ajas nagu sobinud varasematel aastatel on? No, varasemalt on ta olnud just jaanuari lõpupoole, ehk siis teise trimestri 3. etapina, et seekord on jälle uus olukord, et on jälle taaskord treeningtsükkel enne seda olnud ja ma loodan, et sobib paremini. Hirmsad stardinimekirjad on täna väljas, kõik panevad praktiliselt oma parimad välja. Mis võiks meie jaoks olla rahuldust pakkuv koht? Hirmus stardinimekiri on ka meil, et ma arvan, et jah, tuleb järgida lihtsalt seda plaani, et mis ma olen ise endale seadnud ja siis lihtsalt tuleb vaadata, kuidas see tervik meil töötab. No nii, aga jätkame jutt stuudios. Indrek Torveluts, Eesti koondise peatreener, umbes 120. korda küsin su käest, kuidas siis see viimane ettevalmistus läks, mille te Robert Iljaksis tegite? Ma arvan, et hästi läks, selles mõttes, et peamine eesmärk oli kohaneda sarnaste oludega ja terve püsida ja need kaks ülesannet sai hästi täidetud, et sportlased on olnud terved ja viimane ettevalmistus on selles mõttes läinud hästi. Mida selle 2 nädalaga nüüd andis kiiruslikult teha, et suusarajal saada paremaks? Ütleme, selle 2 nädalaga paremaks saada on hästi keeruline. Võib teha palju lollusi, et kehvemaks minna on küll võimalik. Aga oluliselt paremaks saada on raske, et see on läbi sellise, kuna hooaeg on olnud juba, meil on 6 maailmakarika etappi all olnud, et siis see peale Pokljukat kerge taastumine ja siis ega ei olnudki väga palju enam üks selline nädalane tsükkel, treeningtsükkel, millega siis suuri muutusi organismis ei tekita, et oleme võtnud suhteliselt kergelt ja läbi taastumise siis ja paari intensiivse treeningu selle viimase lihvi andnud. Eks saab täna näha. Oled sa tundnud nüüd võistkonnas enne seda MM-i, et ikkagi kas just pinge, aga see kuidagi selline olek ikkagi MM-i eel siin võistlustel on teistsugune võrreldes maailmakarika etapp? Kusjuures ei ole märkanud. Võib-olla ainult hooldemehed ärkasid täna tõsisemate nägudega, aga see on küll hea uudis. Aga tegelikult jah, see tavapärane rutiin, mis on tegelikult meil olnud detsembri algusest saadik, et sportlased tulevad täna 12:30 istusid transporti, sõitsid pool tundi staadionile, neil ei ole väga palju aega sellisteks muudeks mõteteks. Kohe suusatesti, testivad suusad ära, kus on fookus parima suusa leidmisel, edasi pool tundi aega relvade seadistamisel ja sealt edasi 15 minutit stardini, et täiesti tavapärane rutiin, et kuna hommikused treeningud olid hästi varajased, siis hooldemeeskond tuli täna 7 tundi enne starti kohale ja see oli ainuke erinevus, et ei tunne praegu ja hea oleks, kui sportlased ka seda pinget ei tunneks. No seda me loodame. Jõudu sulle, Indrek, me kohtume tiirus, nii et oleme selle sõidu ootel ja tänase sõidu kommentaatorid Tarmo Tiisler ja Margus Ader. No nii, kaunist pikka pidu meile kõigile. Me oleme taas laskesuusatamise maailma meistrivõistluste lävel, oleme Anterselvas, oleme Lõuna-Tiroolides, oleme Dolomiitides ja me oleme ootuses, et teil olevad päevad saavad olema selle talve vaata et ilusaimad päevad.
Tere päevast ka minu poolt, head spordisõbrad, ja tõepoolest 12 medaliala on meid ees ootamas ja täna saame siis algust teha segateate sõiduga. Me oleme paigas, kus laskesuusatamine võib öelda on saanud alguse, kus kiigutati laskesuusatamise hälli. Aga täna 2-kilomeetrine ring ja Margus Kiire ülevaade. Jah, et nii nagu siin eelkõnelejad rääkisid, et kes ütles, et on trass kerge, kes ütles, et on raske, aga mina lähtun siis sellisest sportlikust printsiibist, et alati on kerge sellel, kes on heas vormis ja alati on raske sellel, kellel ei ole vorm kõige parem. Kuna võistlus on ikkagi tõepoolest kõrgel 1600 meetri peal ehk 1600 meetrit merepinnas, siis see ongi selle juures kõige raskem ehk ei jaksa see sportlane, kes ei ole heas vormis ja jaksab see, kes on selleks MM-iks ehk veebruarikuuks heas seisus. See kindlasti on siin rajal tegija ja saab hästi hakkama. Sel ajal, kui esimene vahetus läheb sinna stardikoridori, mis ei ole tegelikult üldse pikk, ega see Anterselva suusastaadion ei ole ju teab mis suur paik, see on ikkagi niimoodi skeemitatud siia oru sisse ja iga ruutmeeter on praktiliselt arvel. Ja kuna siia ikkagi oodatakse niimoodi kokku MM-i peale 150 000 pealtvaatajat, ütleme, et selline päeva keskmine võib olla parematel päevadel siin 20 000, siis see rahvas peab ju kuhugi ära mahtuma. Ja kui me tuleme nüüd selle Anterselva ehk selle laskesuusatamise staadioni juurde, siis oled ka sina, Tarmo, ühel päeval juba siin olnud, alt orust hakkad tulema, niimoodi, et väike küla või suur küla, veel väiksem ja kui me siia tippu jõuame, siis põhimõtteliselt siin ongi seesama laskesuusastaadion ja 1-2 hotelli ja suur Anterselva järv. 27 võistkonda läheb täna segateate starti ja numbri all 18 sõidab täna meil Eesti. Esimene vahetus Regina Oja, temal all väga ilus teine koht, Pokljuka paaris segateate sõidust. Teine vahetus Johanna Talihärme jõudnud 2 korral sellel hooajal ka maailmakarika punktidele individuaaldistantsidel. Kolmas vahetus Rene Tsahkna ei sõida seekord viimast, sõidab kolmandat. Reneel sellel hooajal individuaalsed punktid on veel võtmata ja Kalev Ermits siis täna meil ankromees, Pokljukast ta ei käinud, valmistus Ruupoldingis, on saanud teha pausi ja loodetavasti see 4. kombo annab meile rõõmustamiseks põhjuse, nii ütleme umbes tund ja mis siis on 16 minutit pärast starti. Ja loodame tõesti, et kui 2007 peeti siin viimati maailmameistrivõistlus, siis Eesti koondis tegi tegelikult ikka väga hea esitus, kui oldi 12. koosseisus Tagne Tähe, Eveli Saue, Indrek Tobreluts ja Roland Lessing, siis sõideti ja just esimeses vahetuses Tagnel kõige paremini läinud, tuli käia ka ühel trahviringil, aga edasi Eesti võistkond tegi suurepäraselt. Nii et kui me vaatame, et koht 12. võrdleme siis selle hooaja parima kohaga oli see 14, kui eksi, siis ega me väiksemaid ootusi panna ei saa. Ja kui me jõuame sinna 1. piiri lähedusse, siis me võime lugeda päeva korda läinuks. See on üks, mis on selge. Aga siin siis teie ees ka tänased koosseisud, nagu ka stuudios juttu oli, siis ikkagi täiesti eliitseltskondades minnakse välja, tugevamad ennast ei hoia, sest see on tänane ainus võistlusala. Ei ole niimoodi, et paaris segateate sõit ja segateate sõit samal päeval, täna on üks laks ja valmis. Ja see näitab ka seda, et see ala on leidnud väga kindla koha nii maailmameistrivõistlustel, maailma karikaetappidel kui ka tänaseks olümpiamängudel, nii et seda võtavad kõik riigid väga tõsiselt. 27 koondist on end üles andnud. Viimati, kui Östersundis peeti siis aasta tagasi, oli väljas 26 riiki. Kuigi jah, võib-olla see on see ala, kus võib-olla vahed lähevad kõige suuremaks distantsil, et siin niisugust nagu tihedat lõppu väga tihti ei näe. Jah, siiamaani ei ole olnud, nii et saame näha, kuidas täna, aga see tihe lõpp tuleb ikkagi siis, kui paberi peal võistkonnad, kes eeldatavasti on kõige tugevamad, eksivad, võtavad mõne lisapadruni rohkem, kes käib ka trahviringil ja siis see keskosa, see teeb siis suurepäraselt. Nii, selfid on kõikidel tehtud, kõik on tänaseks päevaks valmis. Ka staadionil loeme sekundeid. Ja läksime! Esimene võistlusala Anterselva maailmameistrivõistlustel segateate sõit Eesti numbri all 18. Alustasime 6. rivist, aga see esialgu väga tähtis ei olegi. Ja näha on, et
korraldajad on eesmärgiks pannud selle, et igal päeval, igal distantsil, kui siin võistlust peetakse, medaleid välja jagatakse, on täismaja. Ja selleks näiteks siia Samma suusastaadionile siit nüüd vasakul nägime seal ka seda finišijoont, näiteks toodi selle või eelmise hooaja siis aasta 2019 Giro Itaalia ühe etapi finiš täpselt samasse kohta, ehk et telepilt läheks võimalikult paljudele riikidele ja televaatajatele, et tullaks siia just seda sama maailmameistrivõistlust vaatama ja täna võib öelda, et neljapäevane päev, et peaaegu on tribüüne ääreni täis. Ja ei taha kohe mõeldagi, et mis juhtub siin nädalavahetusel, et kuidas see mass üles saab ja alla saab, kui nii tore, kui see ka ei ole, või see ongi tore, et kõik see toimub väga sellises intelligentses vormis, inimesed on eranditult rõõmsad ja see kõik toimib, see masinavärk. Ja hommikul vara meie tulime siia umbes kella 10 ajal, siis fännid tulid ka, kellel olid suusad veel näpus, et siin Antersalva järve peal saab ka mõne tiiru teha, kes jalutas ja kes siis võtsid seal nii-öelda sellises vanas aidas räästal koha sisse ja laulunoodid ka juba üles. Igal juhul fännid on valmis ja ka võistlejatel on nüüd olnud niimoodi, et 3 nädalat on möödas viimasest maailmakarika etapist ehk siis Sloveenia Pokljuka etapist. Enamus võistkondi on veetnud mäestikulaagrites, on ka võistkondi, kes on allpool olnud, nii et igaüks on valmistunud erinevalt nendeks maailmameistrivõistlusteks. Jah, siin on tehtud väga erinevaid plaane ja palju saavad ikkagi ka sportlased ise määrata. Kui sa oled ikkagi tipptegija, siis sa teed nii, nagu sa tahad. Johannes Tingespöö tegi nii, nagu tema soovis ja tema näiteks on siin ka perega koos. Ta elavad siin samas Anterselas, mitte küll siin staadioni juures, vaid siin tiba allpool. Kirill Ekhov, kes sõidab Norra teist vahetust, tal siin Pokljukas oli terviseprobleeme ja ta ise ütles pool naljatamisi, et tänu sellele, et tervisemured olid, sai tema ise öelda, mida ta tahab teha ja ta sai sõita Norra, et nii, et ta istunud ka kogu aeg mägedes, erinevalt näiteks Rootsist ja Hanna Öberist, kes oligi mägedes. Ja, nii et see on selge, et kõik sportlased juba nii palju individualistid ja teavad, kuidas valmistuda ja kui vähegi seda tulemust ette näidata, siis saavad ise oma ettevalmistust ellu viia. Aga nii palju ka, et oleme võlgu tänase ilma, et siin on lumi on umbes 2-3 kraadi miinust, õhk on nulli ümber, kerge miinus ja õhuniiskust, mis teebki võib-olla selle raja aeglaseks. Tõepoolest, värske lumi on rajal, see ei ole nagu sel aastal enamasti on olnud tükilumerada või siis tehislumerada, vaid looduslik lumi, see on aeglane ja kuivust on 35% on siis õhuniiskust tänasel päeval. Ja me oleme kõrgel ja mitte ainult sportlase jaoks, vaid ka lume jaoks. Me oleme kõrgel selle lume kuivaks teebki. Ja nüüd me oleme juba tulnud läbi siis sellest kohast, mida ka pealtvaatajad, kes tulevad raja peale, armastavad kõige enam, ehk see kõige raskem tõusukoht, sealt sportlased praegu üles tulid ja nüüd hakkab siis selline laskumine allapoole siia lasketiiru suunas. Nii, esimeses vahetuses siis Rootsil Marte Olsby-Reuseland, Prantsusmaal Julia Simon, Itaalia Liisa Vitozzi, Rootsi Lynn Persson, Venemaa Irina Stark, Saksamaa Franziska Preuss, Austria Liisa-Theresa Hauser, Šveitsi Selina Kasparin ja Selina Kasparin õdedest vanim on nüüd, 3 tõest vanim on nüüd hakanud seda rivi sikutama. Saksamaad ei olnud seal eesotsas näha, aga nüüd siis jah, me näeme korra selle ühe vaheaja punkti veel, nüüd Saksamaa tuleb sealt tagant ja üldsegi mitte nii heas kohas, kui ehk võiks olla Preuss, aga hullu pole veel midagi. Ja Regina on ka kenasti sõitmas siin samas Sloveenia ja Saksamaa koondise taga, aga nüüd kohe tullakse siit tee alt läbi, mis siis toob sellisele väiksemale tõusule ja sellisele platoo osale, mis tuleb siia lasketiiru ja seda võib ka nimetada selle tiiru eripäraks, et see pole tiir, kuhu tullakse nii-öelda siis päris laskumise pealt, vaid tegelikult tullakse sellise mõõduka pulsifooniga, mis võib olla väga paljudele sportlastele just harjumatu, sest enamasti lasketiirud on ikkagi, tullakse laskumisega sisse või tullakse mööda sellist kergemat maastikku. Siin on nüüd iga sportlase valik, kui kiiresti seda ta lõpuosa sõidab ja näha on, et põhimõtteliselt siis ikkagi kodutiirus pole küll Liisa Vitozzi päris sellest kohast pärit, kus enamus Itaalia laskesuusat on, tema on Zapata tüdruk, tuleb siis esimesena lasketiiru. Niimoodi hakkab pidu pihta.
Meil on tiiru reeglid veel korra üle käimata. 3 varupadrunit. 3 varupadrunit igas tiirus on kasutada. Lamades alustatakse siis püsti ja siis on see viimane 2 kilomeetri ring ja mehed-naised sõidavad täpselt sama distantsi ehk 6 kilomeetrine distants. Kõik lasevad täpselt samamoodi. Ja esimeses tiirus igaüks laseb oma särginumbri järgi. Koha peal. Mari Ederil juba üks trahv. Prantsusmaal on trahv. Samal ajal ja viimane jääb praegu Reginal üles ja tuleb võtta üks varupadrun, kui hakkavad esimesed võistkonnad minema. Norra teeb hästi, on ka Austria minemas ja Regina maas. Ja Regina saab märgi alla. Suurepärane Regina Oja läheb sellises, no ütleme, et heas grupis minema peale esimest tiiru, kui Hauser on Austria ette viinud, Tankli Ameerika Ühendriigid, siis Norra. Vaata ja Prantsusmaa. Prantsusmaal igal juhul trahv, Poolal tulevad ringid. Oi, ja Sloveenia läheb ka ringile, nii et 150 meetrid on trahviringiks ja Prantsuslanna läheb siis hirmsa hooga ja see muidugi kõva tagasilöök Prantsuse nelikule, kes on tänase võistluse peafavoriit koos Norraga. Nii, aga see sõnajärg tiiru. 13. kohal läheme esimesest tiirust ära. Indrek, näita meile Regina laskmist. Natukene hoidis siia paremale suunda ja viimane lask ehk oli mõtetega juba rajal, et sinna kella 2 suunas läks mööda, aga esimene lisapadrun kindlalt tabas märki ja seisund on praegu hea, 11 sekundit liidrile ja siit ütleme Regina puhul selline lamandest tiir, kus on vahest saanud komistuskiviks, siis see suurem oht on möödas. Olgu, aitäh! Niimoodi, kui Norra ja Röiseland on hetkel 3. kohal, siis Marte Olsby Röiselandil siin oli relvaga teema. Ta mingil hetkel võttis tiirus olemine 2 korda rohkem aega. Ja siis Patrick Obereger võttis selle relva ja sõitis 3 tundi Saksamaale relvasepa juurde. Ja Obereger ei ole naljamees, et on pannud siis Norra hoopis stabiilsemad laskma Norra koondise ja ju ta nägi seal mingit probleemi ja ei saa selline nii-öelda favorit ikkagi endale seda lubada, et relvaga kõik korras ei ole ja tuleb teha selliseid panuseid, nagu siis Obereger tegi. Nii, Simon on tulnud nüüd ka oma trahviringilt ära, 38 sekundit on liidritest maas, 21 on tema kohanumber. Siin kõrgel sõites muidugi on see teema, et kui sa hakkad nüüd hirmsasti tagasi kühveldama, siis see võibki olla sinu viimased kiiremad tõuked tänasel päeval. Ja eks ta sellest punasest või siis piimhappest on üsna raske välja tulla ja eks muidugi sellisel tasemel sportlased kõik seda teavad ja kui juba seisund on nii halb, et sa esimesel ringil pead seal punase joone peal sõitma, siis lihtne ei ole. Ja kuna mäestikutreeninguid kasutatakse ikka täna igal hooajal 2-3 laagrit kindlasti mägedes ja siin võib öelda ka praktiliselt kolmandik sportlasi on mägedest pärit, siis enamuse jaoks need mäed probleeme ei tekita, aga kindlasti neile, kes ei ole heas seisus, on haiguse pealt siia tuldud või lihtsalt on kehvem päev, siis mäed ei andesta. Nii ja Regina oli kenasti teisel ringil omal positsioonil ja hoidis kenasti Eestit sealt esimese 10 piirimal. Hetkel oleme 12, aga see kohanumber praeguses olukorras nii oluline nüüd ei ole ka. Röiseland on läinud vedama. Susan Tankli, kes samuti sai ilma varupadruniteta, on teine, Hauser 3. ja Vitotsi 2 varupadrunit ikkagi võttis aga on ikkagi ennast tippu sõitnud välja. Ja, et kui me siin maailma karikat tagasi vaatame, siis Ameerika Ühendriikide sõiduvorm oli igat pidi alla arvestus, aga näete, et on nemad kindlasti praegu liikumas heal joonel ja seda näitab ka Tankli selline hea sõit, vähemalt peale esimest tiiru püsib siin liidrite hulgas ja see kolmik on ehk väikese edu saanud sisse ülejäänud eest ja või viisik, ütleme viisik ikkagi Itaalia ja ka Valgevene kohe selja taga. Aga meie kaotus oli 14,2 sekundit viimases vahepunktis, kui tiirust Regina ära läks, oli 11 sekundit kaotust. Nii, Rootsi kohta me ei ole vist ka öelnud. Linn Persson avavahetuses hetkel on seal ka 15. koha peal, 17 sekundit on ta maas liidritest, nii et suuri kukkujaid vist võime öelda on ainult Prantsusmaa esimesel tiirul. Ja peame tunnistama, et kui Rastar Kujevs täna rajal ei ole, on Paiva Pendika tegemas suurepärast sõitu, on Läti tõstnud praegu siin samas, näete sealt paremalt Valgevene tagant rühib üles
ja on 7. kohal Läti koondis. Nii, Venemaa on ka esialgu veel pildil. Irina Starõh 10,7 on maas. Venemaal no muidugi see nagu mäsu, mis praegu juba käib, see on ikka enneolematu, võib öelda, et kõik süüdistavad juba kõiki, väga mitu sportlast treenis selle viimase ettevalmistuse MM-iks koondisest eraldi ka just nimelt liidrid, Starõh, Jurlova, Perht, Karanitšev, Loginov, tänane nelik tervikuna ei olnud enam Hovantsevi juhendamise all, mitte et nagu üldse sidet ei oleks olnud, aga ikkagi oma eratreenerite juures. No see on juba Vene koondiste juures tavapärane, et seal kui tulemusi ei tule, siis otsitakse süüdlasi ja kindlasti ka leitakse ja siis ongi tulemused sellised nagu on, aga saame näha, MM on alles ees ja tänases võistluses kindlasti väga palju kinni just sellise enesekindluse saamisel paljude jaoks, kui oleme jõudmas teise tiiru ja Norra tuleb liidrina, Itaalia on tõusnud teiseks, Austria 3, Ameerika Ühendriigid 4, Šveits, Valgevene, Läti, Ukraina, Tšehhi ja siis on ka Venemaa kohal, nii et Venemaa kaotab 10. 9 sekundit, Eesti tuleb 14. Regina ei ole sekundeid juurde kaotanud, tuleme koos Saksamaa ja Rootsiga lasketiiru. Nii ja Bendika saab ühe trahvikirja. Röiseland teeb nüüd head tööd ja Vitotsi teeb head tööd. Röiselandi 4 maas ja nüüd ai. Ja viimane oli natuke kiire. Ja Vitotsi läheb, Itaalia läheb kodupubliku ees, Itaalia läheb seda võistlust juhtima, Ukraina läheb teisena. Nüüd saab Valgevene ja Tšehhi minema ja Eestil on praegu võtta üks varupadrun, nii nagu lamades tiirus Regina Oja võttis ühe varupadruni. Nüüd oleks vaja see alla saada, saaks heas seltskonnas siit minema viimasele ringile ja saame alla. Regina Oja 1+1 varudega ja on minemas siis Eesti koondis, vaatame üks seal 10 piiri peal peaks olema nüüd Eesti minemas, kus Šveits läheb 8. Saksamaa saab nüüd alles minema, Venemaa kasutab kõik varupadrunid ära, Rootsil on viimane märk üleval, üks padrun võtta ja lähebki Regina ära 10. Nii, olukord on siis selline 22 sekundit oleme liidritest maas, tugevamatest. Preuss on meist omakorda maas, ehk siis Saksamaa 6 sekundit. Starõh sai ka lisapadruneid võtta, aga jutud tiiru. Regina Oja 10, 22 sekundit kaotust, seni kõik tipp-topp. Seni kõik tipp-topp. Jah, Regina teine lask tundus natuke rütmist väljas, et kuidagi kiirelt tuli ja eksimus oli selline 5 sentimeetrit, jäi märgist alla. Aga ülejäänud lasud väga kindlad ja lisapadrun täiesti tsentrisse. Ja ka teisel ringil liikumiskiirus hea, et vaatame, et nüüd tuleb ära kannatada viimane ring. No loodame, aitäh! Jah, Indreku poolt kõige olulisem hetk oligi see, kui ütles, et Regina on sõitnud siiamaani suurepäraselt ja see viimane ring nüüd näitab ära, mis hoos Regina on ja ka suudab hoida viimasel ringil nii-öelda siis ennast sõidukonkurentsis. 22,4 sekundit on meie kaotus peale teist lasketiiru, kui Norra on läinud liidriks, Itaalia selja taga ja siis Ukraina. Röiseland tegi nüüd Vitotsi vastu kohe ringi alguses tasa 5-sekundilise kaotuse ja nüüd me 3. ringil saame Vitotsi vormist, tegelikult sõiduvormist väga hea pildi, sest hooaja algus oli niru ja siis hakkas tasapisi üles tulema. Ja selles võib päris kindel olla, et Vitotsi on kindlasti üks itaallane, kes on oma vormi parandamas ja siin MM-il on heas seisus, sest tõesti hooaja algul tal mitte midagi ette näidata ei olnud ja nüüd on järjest paremaks läinud ja hea tunda kohe, kas Röiselandi taga suudab ära hoida või mitte. Igal juhul Röiseland liigub kõvasti, Itaalia teisena ja tundub, et Vitotsi ei ole täna veel siin viimast sõna öelnud. Püsib kuidagi korralikult mõnusalt Norra selja taga ja sealt jälitajad tulemas ja nüüd on Ukraina väikese vahe sisse lasknud, siis tuleb Austria, siis Tšehhi ja sealt paistab ka Šveitsi ja Ameerika Ühendriigid ja Valgevene ja tuleb Läti. Paiva Bendika teeb supersõitu. Nii ja Bendika edu oli Regina ees 5 sekundit eelmises vaheaja punktis või ehk siis staadionilt ära mindes. Nüüd on Regina andnud natukene sõidust tagasi, Preuss on läinud temast mööda ja see vahe on nüüd tulnud juurde. Preuss 29, tiirust minnes 28. Ja ei ole hullu, et kui Preussi taga siin Regina ära kannatab, siis on ikkagi hea sõidu teinud ja näete, Mari Eder on meie selja taga ehk Soome, siis on Venemaa, Jaapan on selja taga, kes on jäänud kaugele. Simon on Prantsusmaad hoidmas alles 20. positsioonil, 56 sekundit kaotus, kui see kõige raskem tõus sellel ringil on käsil liidritel ja Röiseland veab Vitotsi selja taga. Aga vaata, mis järgmine vahetus tuleb, kui magus paar.
Tirill Ekhoff versus Toro Viirer. Ja ei, nii Itaalial kui Norral on ikkagi vägevad vahetused panna ja saame näha, kas Itaalia mehed suudavad täna Norra meeste vastu saada, aga alles saab neljandik sõidetud, kui alustatakse kohe praegu sellist viimast tulemist siia staadionile, sealt jääb üks 400 meetrit sõita. Simon on kaotanud selle väikese jupikesega juurde ligemale 10 sekundit sellele duole, kus siis on Röiseland ja Vitozzi. Ja see ei ole hea märk Prantsusmaa jaoks, kui Simon siin ka kaotab rajal juurde. Vitozzi toodi siin väga uhke Audiga sisuliselt määrdekoppide juurde enne võistlust, nii treppi kui üldse oli võimalik treppi inimene tuua, aga kui oled kodus ja oled Vitozzi, siis on lubatud. Ja siis on lubatud, kui sa teed igal juhul ära, nii et ma mõtlen ette, et tuleb iga sportlane kas või hobusega siia, kui teab, et teeb hea sõidu ära. Nüüd Valgevene natuke kiirendab siin Hauser, Austriat hoidmas ka heal positsioonil, on siis heitlus siin 5.-6. koha pärast hetkel ja Ukraina natukene jääb praegu alla, aga vaatame kaugele oleme siis meie jõudnud, kui tulime koos Saksamaaga eelmisest vahepunktist. Ja Preuss kaotas siis 28 sekundit liidritele, nüüd on 5 sekundit tulnud juurde, ka meil on tulnud 5 sekundit juurde, aga see 5 nüüd nii katastroofiline ei ole. Samal ajal liidrid tulevad andma juba vahetust üle. Ja ei, Regina praegu sõidab suurepäraselt, et hoiab ennast Preussi selja taha ja seda kaotust väga palju juurde ei tulnud, aga siit nüüd täpselt meie kommentaatori kabiini eest lähevad liidrid läbi ja algab viimane 150 meetrit ja kohe keeratakse siis sellele nii-öelda teatevahetuse sirgele. Nüüd on see sirge algus käes, siin tehakse selline hobuse raud täisnurksete pööretega ja Röiseland ja Norra vahetavad esimesena, siis tuleb Itaalia ja Liisa Vitozzi ja palun, koos minnakse Viirer koduradadel. Ja nii et 2 liidrit on läinud ja nüüd tuleb see nelik või võiks öelda ka viisik. Šveits kõigepealt, kus Šveitsi esindusel on minemas siis Lena Häki rajale. Šveits, siis Valgevene. Valgevene on teinud hea alguse, kui läheb Elena Krutsinkina. Ja sealt on tulemas ka Läti, nii et 7 on läinud ja Läti vahetab nüüd, kui Paiva Bendika saadab rajale Julia Matvienko. Aga väga hästi on Regina tulnud lõppu, on tulnud Preussist natukene kiiremini, saanud Preussist isegi mööda ja siit siis koos Eesti-Saksamaa. Ja Johanna Talihärm, meie teine vahetus ja Saksamaal on minemas siis Hermann, jah, Denise Hermann, Saksamaa teine vahetus. Suhteliselt edev paar ikkagi meie poolt vaadates ja tagant tuleb Kaisa Mäkäräinen. Paar sekundit maas, vaadake Soome, 7 sekundit maas, Mäkäräinen hakkab sõitma enne kõike nüüd Hermanni vastu. Ja vaatame kaugele siis on jäänud, kui Rootsi, no Rootsi ka päris kaugele jäänud, ei ole Linn Persson teinud seda vahetust, mida Rootsi ootas ja lootis, kui nüüd läheb nende kindlasti esinumber Hanna Öberg rajale, vaatame mida Öberg suudab, aga see Rootsi kaotus 1.05, kui see rajale minnes oli oluliselt väiksem. Nüüd saab vahetada lõpus ka Prantsusmaa, 1.14 maas. Julia Simon tegi ikka päris nõrgukese esimese vahetuse. Ja Persson kaotas viimase ringiga 20 sekundit, seda on ikka päris palju. Siin kõrgustes juhtub küll, ei saa öelda, et siin ainult laskmise pealt tuleks, kuigi kui ikkagi lased siin kehvasti, siis on mäng mängitud, siin sa sõiduga nagu tagasi hirmsasti ei tee. Aga usud või ei usu, Prantsusmaa on hetkel siis Simon on sõitnud 1.14 kaotus, kui rajale minnes peale tiir oli vahe 56. Simon kaotas ka peaaegu 20 sekundit. Nii, seda duot saab nüüd olema huvitav vaadata. Ilmselt esimesel ringil vajutama ei hakata. Oli Tirill Ekhoff siin Pokljuka etapil tibatõbine, aga siis nüüd siin norralaste pressikonverentsil ütles küll, et kõik on korras. Ja tegelikult ega Toro Viireri kohta ka ühtegi kaebe seda kuuldud ei ole. Viirer enne seda hooaega, või ütleme siis eelmise hooaja lõpus ütles, et võib-olla ta Anterselva MM-iga lõpetab oma karjääri. Ja siis hakkas läbi hooaja tilkuma neid uudiseid, et see sponsor on taha tulnud ja sealt on natukene kukkunud ja et annab elada küll ja paneb ilmselt Pekingini välja. Palun, Kaisa on läinud Johannast mööda ja kus meil siis on Hermann 24 Mägeräisest on sõitnud natukene eest ära ja võrreldes tipuga on nüüd 10 sekundit sõitnud Denise Hermann tagasi.
ja Herman liigub oluliselt kiiremini kui liidrid liiguvad ja Johannal on nüüd ülesanne hoida selle Kaisa selja taga, sest arvata võib, et Matvienko ikkagi nii kiiresti Läti poolelt ei sõida ja ei ole mõtet jääda sinna üksi tööd tegema ja tagant on muidugi Jurlova Bert tulemas, aga Jurlova on neist ikkagi 18 sekundit Venemaa koondis maas. Aga Jurlova on sõitnud esimese duoga võrdselt, esimese ringilt äramineku osa. Hanna Ööberg, kuidas temal läheb? 5 sekundit kiiremini sõitnud kui liider. Just, on tulnud lähemale. Bresas, kuidas on sõitnud 8 sekundit kiiremini. Aga tagant sõites sa sõidad teistmoodi, kui sa oled ees. Ja siin on selge, et Rootsi ja Prantsusmaa peavad nüüd tegema väga head vahetused, et siin lisapadruneid lubada ei saa ja tuleb ikkagi meestele šanss anda, kui Rootsi ja Prantsusmaa tahavad täna medali mängus sees olla. Aga me saime teada Regina Oja kohta, et kui ta oli hea Pokljukas, siis meil on põhjust olla mis see sõna nüüd võiks olla, rahulolev. Kindlasti on Regina teinud selle hooaja ühe parima sõidu rajal, on minu arvamus, sest tõesti kannatas kenasti ära ja sellist tagasilööki suurt ei tulnud. Appi, Herman veel 10 tagasi võtnud. Jah, tundub, et siin masinavärgis on kõik korras ja peale tuleb ja ütleme nii, et spidomeetri näit ei ole veel päris lõppu ka tõugatud, et siin saab veel juurde panna. Niimoodi, ja ei mingit piire, vähemalt praegu tundub. Seal ei ole jah, et siin kui ikkagi nii kiiresti sõidab keegi rajal Viireri ja Ekoviga võrreldes, siis Hermanil on tõesti vorm praegu väga hea. Nii, aga nüüd tullakse seda staadioni esimest sirge jupikest ja kohe on pööre paremale praktiliselt meie kommentaatori kabiinide eest, siis veel 80. See, kus on alumine korrus vasakult, teine kabiin, Ader lehvitas teile. Jaa, kõik nägid kindlasti. Aga vaatan, et Johanna on ka sõitnud liidritega võrreldes nüüd seda viimast osa natuke kiiremini ennem tiiru. 1,7 peal kaotame 32,8 sekundit ja Kaisa Mägeräinen on meie ees siis 5 sekundit. Aga teise vahetus, esimene vaatus, lamades lasketiir, kõigil 5 padrunit kassetis ja siis on võimalik 3 lisapadrunit kasutada. Kui kiirelt laseb kiire? Väga kiirelt, aga... Ja Itaalia jaoks muidugi on šanss täna medališanss olemas, kui naised teevad hästi, siis mehed peavad tegema hästi. Ja ka Ekofil 2 üleval ja Austria teeb siin hästi, Itaalia läheb esimesena. Toro Viirer näitab, et tema käsi ei värise siin kodupubliku ees. Austria läheb, Valgevene, Tšehhi, Ukraina, Norra on endiselt lasketiirust, nüüd saab Kirillekov minema. Ja Herman on läinud ja nüüd on Johanna kord teha oma esimesed viidastu. Vaatame ja... loodame. Esimene maas. Teine maas. Kolmas. 4. Opa, väga hea, nii et jätkame suurepäraselt, ka Soome saab siin ühe varupadruniga märgid alla. Nii et lähme siin taas Kaisa ees, aga positsioon on hea, lähme 9-ndana, 10-ndana ikka Ameerika Ühendriigid lähevad meie ees, nii et Johanna Talihärm jätkab praegu seda heitlust, mille Regina Oja kätte võitis, lähme 10-ndana. Nii ja jällegi on Johannal head kaaslased. Küva Mägeräinen ilmselt läheb tagant mööda ja läheb eest ära. Samas USA-ga sõita koos Claire Eganiga ei ole halb. Jaa, aga ei ole rääkinud täna siis Austrias, kui Innerhofer hoiab Austriat praegu teisel kohal, nii et Austria küll on võimsalt alustanud naiste poolega ja Katariina Innerhofer hetkel siin Itaalia selja taga kahekesi koos tullakse ja Tšehhi on tõusnud 3. Valgevene 4. ja Norra on 5, kaotab 10,8 sekundit. Ja Prantsusmaa ja Justine Bresas võttis ka selles tiirus 3 varupadrunit. Ütleme siis 25 sekundit nagu lupsti kadub. Ja et Rootsil ja Prantsusmaal ikkagi midagi lihtsamaks on läinud. Öberg on küll nüüd natuke lähemale saanud. Öberg lasi siis 5-5 on tõstnud Rootsi 12. Aga Rootsi naiste poole pealt oleks oodanud ikkagi sellist esikolmiku sõitu, et anda Rootsile siit medali võimalus. Nii, nüüd me vaatame. Siin sõidavad, eks ole, ees meil ja Herman ja Ekov tulevad sealt koos ja kaaslasi on neil ka. Ma arvan, et tiiru võib Herman tulla juba esimesena. No Herman on praegu küll peale esimest ringi näidanud, et kõige kiirem rajal, aga sõidab ka Davidov hästi. Ja Ukraina ikka, kui on teatesõit, siis ükskõik, kuidas on läinud läbi hooaja, tuleb Ukraina täna stardinumbriga 24 ja on seal suures mängus. Ja nemad on need
kes, kui liidrid eest eksivad, siis Ukraina on üks esimesi võistkondi, kes võib kasutada seda võimalust, et jõuda esikolmikusse. Aga seda vaid juhul, kui tõesti liidritel seal väga tugevad 3-4 võistkonda ebaõnnestuvad, siis alles tekib Ukraina variant. Nii, Herman on sõitnud tagasi 6 sekundit. Ja Eesti ei ole jõudnud veel 2,9 peale ja ootame sinna, kus Clear Reganiga siis Johanna ju väga palju harjutab koos Ühendriikide koondisega ja Clear Reganiga. Nii et kohe-kohe on ka nemad sinna tulemas, sest seal on väga suur vahe. Nii, Kaisa on nüüd liidritega sõitnud vahet väiksemaks ja sõitnud natukene kiiremini isegi kui Herman. Johanna Taliherm on Iiganist jäänud. Kahjuks on jäänud ja ei ole veel vahepunktist. Nüüd tuleb, on jäänud lausa 9 sekundit, 44,1 sekundit kaotame praegu ja Anna Öberg ehk Rootsi on meie selja taga kohe ja ka Venemaa. Nii et Eesti on hetkel 11, Rootsi, Venemaa meie selja taga, Soome ja Ameerika Ühendriigid meie ees. No õige pea Öberi ja Jurlava Pärt saavad Taliherma kätte, see vahe on 4 sekundit, aga see ka veel ei ole see lõplik tõde ja lõplik olulisus. Aga siin vaadake, mis toimub. Herman tuleb rongis järele ja selle laskumise ka, näete selle keskmise viisiku vedajana kohe ongi kandnud. Aga siin ka veel ei sõideta julma. Veel ei sõideta. Ja peale püstitiiru hakkab sõit pihta, see viimane 2-kilomeetrine ring, kui Viirer endiselt Itaaliat hoidmas liidrina, siis kohe Austria ja nüüd tullakse taas siit publiku vahelt läbi ja siis tunneli alt läbi ja tullakse lasketiiru. Nii, Viirer ja Innerhofer on käes. Ja Herman on kinni püüdnud ja Ekhoff on ka kohe selja taga ja seal veel 3 võistkonda, Valgevene, Šveits ja Tšehhi. Ja kui me siin võistluse alguses mainisime, et see on olnud sageli võistlus, kus ikkagi palju on saanud selgemaks varem, siis praegu teine vahetus ja palun, mängus on ikka võtta on palju. Ja väljas on just 2 sellist medali pretendenti, Prantsusmaa ja Rootsi on natuke kaugele jäänud, kuigi Rootsi on nüüd kõvasti oma positsiooni parandanud ja kui Öberg nüüd ka püsti ühtegi lisapadronit ei võta, siis Rootsi positsioon muidugi paraneb. Aga muidugi Rootsil ei ole sealt tagant tulemas eriti. Jesper Nelin ja Sebastian Samuelson, nad ei ole selle suurusjärgu sõitjad sel hooajal. Samuelson ei ole olnud, aga mine tea, et ehk just meeste poole pealt on nüüd samm edasi astutud ja see viimane ettevalmistuse tsükkel tehtud hästi, et on lähemale saadud, aga seda me näeme. Nii, Öberi Jurlava Pärt on saanud Talihermast mööda, aga see on selline, ütleme siis riburada, mis seal tuleb. Kolmik sõidab praegu koos ja kolmikuna jõutakse tiiru ka, aga esimesed on meil kohal. Selle võistluse ja selle MM-i 4. tiir. Ja kõik endine 5 lasku kassetist ja siis tuleb varupadrunite kallal asuda, kui need märgid alla ei tule. Ja tuult siin ei ole, kõrgust jagub, aga sportlased peavad tegema keskendunult oma laske. Ja kas Innerhofer ja Ekhoff on need nimed siin püstitiirus. Ekhoff näitab, et on Norrat viimas ikkagi liidrina juhtugu mis tahes. Norra on ees ja Viirer läheb teisena. Nii, ja Norral 2 viimast vahetust, perekond Pöö. Kaisa Mägeräinen on tiirus, kui ta nüüd siit teeb kiire nulli, siis on hästi Soomel. Saksamaal ei tule, Valgevene saab minema. Ja Austria ei saa nüüd seda ühte märki kuidagi alla. Innerhoff Ukraina läheb, Šveits läheb. Ja kas Herman läheb nüüd trahviringile? Kas tõepoolest oli see nii, et Saksamaa läks trahviringile, aga oleme kohal? Ja Innerhofer vaata ikka veel. Ja meil tuleb ka üks varu vähemalt. Üks varu vähemalt, kui Denise Herman vajutab nüüd seda 150 ringi hirmsa hooga siin platsi peale. Näeme ka siin trahviringi, kui Saksamaa on ringil ja see on kõva tagasilöök ka Saksamaale. Aga isegi kui me jääme selle ühe varu peale ja lähme siis rajale, siis on hästi ja on hästi. Praegu on hästi. Super Johanna ja läheb ka Hanna Öberg ja Rootsi on tõusnud 7. 42,2 sekundit ja Herman selle ühe eksimusega on 8. Nii, Herman kaotab siis 46 sekundit. Nüüd juba või siis Saksamaa kaotab, aga Saksamaa ei ole veel mängust väljas. Vaatame nüüd Prantsusmaa, mida nemad joonistavad siit tiirust. Siiamaani 4 tükki maas. Ja Prantsusmaa saab minekut, meie aga kuulame Regina Oja.
Regina Oja 10 tuli tavavahetusest. Kõigepealt su enda tähelepanekud. No ütleme nii, et üpriski tihe konkurents oli, et seda oli kohe teisele ringile minnes näha, et väga-väga tihe tuleb ja siin neid trahve ega lubada väga ei saanud, et ütleme nii, et see laskmine selles suhtes, ma ei ütle, et see oli okei, aga see oli selles suhtes okei, et ma tundsin neid mööda laske, et näiteks lamades ka ma tundsin, et see oli kehva lask, et selles suhtes seda varupadruni pannes ma olin küllaltki rahulik, et selles suhtes need tiirud olid niivõrd-kuivõrd mu kontrolli all, et selles suhtes, aga jah, see 1+1, noh, ütleme nii, et sellega ma nüüd päris rahule jääin. Milles kindlasti saad rahule jääda on sõidupool, mis oli küll täna väga korralik? Selles suhtes jah, et see esimese vahetuse võlu on võib-olla see, et alati keegi vedur või noh üldiselt, et viimasel ringil samamoodi selle sakslasega, ütleme nii, ma arvan, ta esimene pool oli kindlasti tugevam kui minu oma ja võib-olla tema kukkus nagu lõpupoole just ära. Aga Suusk vedas hästi kaasa selles suhtes ja siis tuleb ka ise kaasa minna see. Ütle ausalt, kas see Pokljuka teine koht lihtsalt annab mingit enesekindlust rajal juurde ka? No ma arvan küll jah, kui tunned sa ennast teistmoodi? Kui ise tahte, siis kindlasti annab juurde jah, et selles suhtes, eks ma olen alati teadnud, milleks ma võimeline olen, aga ma arvan, ma ei ole tihti seda suutnud nagu ära realiseerida. Et täna ka selles suhtes, ma arvan seda lõppu, et ma võtsin selle otsuse, et sellest sakslasest mööda sõita, noh, ma ei tea, kui kasulik see otsus oli, et Johannal on vaja selles suhtes kellegiga koos sõita, aga lihtsalt see, et ma teadsin, et ma suudan, kui ma panen, siis ma panen lõpuni, et ma olen ikka natuke annab, jah. Kui aitäh sulle! Teated rajalt on sellised, et Denise Herman tagantpoolt sõidab nüüd võrdselt Eckhofiga. Eckhoff on sõitnud 4 sekundi jagu vahet Dorothea Viireriga suuremaks. Eckhoff liigub ees väga heas rütmis. Eckhoff võrreldes Kaisa Mägeräineniga liigub ka natuke kiiremini. Tirill Eckhoff sõidab Hermanist 2 sekundit aeglasemalt, aga praegu Herman või Eckhoff näitab, et ta on heas vormis ja viimasel ringil just on see koht, kus vajutatakse nii palju kui on panna ja näitab kõige paremini ära sportlase hetkevormi. Nii, ja vaata, juba saadakse ringiga. Jah, Rumeenia võistkond peab kõrvale astuma, siin pole midagi teha, aga tagantpoolt siis 4,9 pealt Itaalia oli 9,9 sekundit Norrast maas, siis Tšehhi kaotus 13,9, Valgevene 28, Šveits 28,6, siis Ukraina 34 sekundit maas ja Herman 44 sekundit kaotas ja meie oleme hetkel 13-ndad, 1.15 on kaotust, oli 1.03, kui läksime ära lasketiirust. Nii, aga vahet tuleb veelgi juurde küll, aga Marketa Davidova on sõitnud nüüd selle jupikese Tirill Eckhoffiga võrdselt. Vahepeal Johanna on kaotanud juurde tiirust ära minekuga, on kaotanud juurde kogunisti 12 sekundit. Ja Johannal on natuke nüüd raskeks läinud, et ka see teise ringi poole pealt ma vaatasin, et seda kaotust hakkas tulema juurde. Nii, Herman tuleb vaheajapunkti ja see on nüüd viimane punkt enne vahetust. Kaotus 44, see oli 44,6, sõidab seega Tirilliga võrdselt. Ja eks Herman muidugi raiskas päris kõvasti püssirohtu esimesel ringil, kui Tirill Eckhoff lendab nüüd siia publiku ette ja tuleb tema siis oma teist vahetust lõpetama ja juba perekond Pöö on seal ootamas. Kõigepealt siis vanem veli eelisjärjekorras Tarje Pöö saab Eckhofilt vahetuse ja tuleb ka nüüd Tšehhi. Tšehhi on tõstnud, või Davidov on Tšehhi tõstnud teiseks, Viirer tuleb kolmandana siia publiku ette, kui Pöö läheb ja on kohe kohal ka Tšehhi ja Itaalia võistkonnas ja Tšehhil vanameister Andrei Moravets minemas. Aga Norra on uskumatult heas positsioonis. Ikka hullumeelselt heas, nad on naiste vahetusega saanud edu 11 sekundit. Tagant suur Prantsusmaa ohustaja on, mis siis 1,5 minutit nii laias laastus. Ja Lukas Ohver peab siis siin koduradadel näitama, et Itaalia parim medalisants ikkagi teatevõistlustel on just siin ja tuleb seda nüüd kinnitada ja meeste pool hästi sõita. Rootsi on ka peagi varsti tulemas, kui Saksamaa vahetab nüüd ja 41,4, nii et Herman ikkagi selle staadioni osaga on päris kõvasti tagasi. 3 sekundit, kui Saksamaa poolelt esimene vahetus Arnd Pfeiffer. No hästi kindel mees, hästi kindel, võib-olla sageli natuke
liiga kindel. Igal juhul sellest keskpärasusest kõrgemal, aga ta ei ole nagu nii superhüper olnud. Jah, kui raske oli siin Öbergil viimane selline 100 meetrit ja nüüd saab Rootsi rajale, kui ka Johanna on jõudnud siia meie eest läbi ja kohe ka sinna vahetusala poole teel, kui vahetab ka Soome, Kaisa Mäkeräinen oma vahetuse teinud, läheb siis Tero Seppele ja Soome järel nüüd on läinud 12 võistkonda, Eesti 13, 1.20 on meie kaotus täna siis peale teist naiste vahetust. Nii, mis meil seal ees püüda on USA Austria? Ütleme siis ka, et meil läheb Rene Tsahkna sõitma, et seda me nüüd selles viimases osas ei olegi öelnud. Meil siis meeste järjestus täna Rene Tsahkna, Kalev Ermits, aga rajal siis Norralt Tarjei Böö, teisel kohale Tšehhi ja Andrei Moravets. Ja siis kolmandana Itaalia Lukas Hofer. Siis läheb Šveits ja Šveitsi kolmas vahetus Benjamin Weger. Ja Šveitsi järel peaks olema kohe meil seal Ukraina võistkond ja ukrainlastel siis suure numbri alt 24 on Artjom Prõma minemas. Seejärel number 6 Valgevene kolmas vahetus Sergei Botšarnik. Ja Saksamaal Arnd Pfeiffer ise on siis kolmanda vahetuse mees. Nii, Venemaa kaotab minut. See, arvestades hooaega ei ole üldse halb Venemaa kohta. Venemaal tulemas siis Elisejev ja Loginov. Ja Rootsi siis 8. Jesper Nelin on rootslaste kolmanda vahetuse mees, kes siis tegi karuteene just kodusel MM-il, kui tuli minna ka trahviringile ja tema vahetusega Rootsi nii-öelda väga head šansid maha mängis ja lõpetas siis 5. kohaga. Aga siis numbri all 14 läheb kolmandale vahetusele Martin Fourcade. Minut 40 on Norrani. Minut 40. Ja tegelikult peaks vaatama, palju siis kolmandani on, aga sinna on ka ikkagi 1,5 minutit Prantsusmaa koondisel. Jah, me eeldame, et Fourcade alguses sõidab nii nagu tuleb. Kui ta näeb, et rohkem ei tule, siis võib-olla tsipakene annab järele. No loodetavasti ta täna seda endale lubada ei saa ja nii mõtleb kindlasti ka suur meister, sest peale teda läheb ikkagi üks mees veel rajale. Ja Rene Tsahkna 0,9 kilomeetri peal 13-ndana 1.26 kaotus, see oli vahetusalas 1.20, nii et Tarje Pöös sõidab hetkel siis Rene aeglasemalt täpselt 6 sekundit. Aga ta on jäänud ka Nordgrenist, on jäänud Leitnerist. Mis meil selja taga ongi Fourcade, kes nali naljaks, aga sõidab Rene Tsahknaga samas rütmis. Ja kaotab Pööle juurde 6 sekundit Fourcade siin esimeses vaheapunktis. Ja ütleme nii, et laskmine pole ka kõige parem prantslastel olnud, aga nii harva, kui seda öelda võib, julgen arvata, et täna ei ole prantslastel ka hooldetiim õnnestunud. Nii, aga me tuleme juba esimesse tiiru. Tarje Pöö on juba meie kommentaatori koha eest läbi tulnud, nüüd pööre tiiru ja siis märgile number 1 Tarje Pöö. Jah, Tarje Pöö hetkel siis maailmakarika üldseisus 5. kohal ja viimased stardid tal kõige paremad olnud ei ole, nii et saame näha, kas Saiser Almis oli siis Norra koondis harjutamas enne maailmameistrivõistlusi ka väga kõrgel seal ligemale 2000 meetrit merepinnast. Kuidas on tema jaoks need treeningtunnid mõjunud? Nii, aga me oleme kohal Norra, Itaalia ja kolmandana Tšehhi. No nii, õpikusse võiks selle näite ilusti panna. Ei mitte midagi üleloomulikku, kindlalt hea rütm ja tulemus suurepärane. Aga vaata, siit tuleb sama masti tegevus järele. Hästi Lukas Hofer. Ja vanameister Moravets ka. Ja ei, praegu ikkagi ütleme nii, et kui Tšehhi siit medali võtab, siis Hubert Almis täna Tšehhi värvid ainult ongi ja seal kedagi teist ei ole. Aga Itaalia hetkel väga heal positsioonil samuti, nii et kui koduvõistkond ikkagi saab siin esimesel alal juba medali kätte, see on ikkagi tohutu õnnestumine. Nii, aga Pfeiffer tiirussõidi olnud väga kindel. Ukraina saab kiiresti ja Saksamaa saab minema. Nii, ütleme, et siit midagi ära ei anta ja midagi ära ei võeta ka nendelt esimeselt 3 võistkonnalt. Nii, Rene Tsahkna pöörab tiiru. On juba ka kohal, suusakepid käest ära ja tema esimene tiir. Jah, ja oleme siis Fourcade peab vaatama, kelle kõrval see Matil nüüd koha võtab ja see on Rene Tsahkna ja Fourcade tuleb kohe sinna kõrvale.
nii, Fourcade natukene sõitis Tsahknale lähemal, aga ainult ikkagi natukene, mitte palju, 3 sekundi jagu. Rene alustab möödalasuga. Teine maas. Neli järgmist lasta korralikult, nüüd üks varu, Fourcade ei ole veel alustanud. Ei tulnud maha. Ja Fourcade on nüüd alustanud, on 3 esimest alla saanud ja Rene saab ka alla, saame minema, nii et Rene pidi võtma siis 2 lisapadrunit. See koht küll ei parane, aga ütleme, et ikka igal juhul läksime siit läbi. 11 võistkond on läinud, meie eest lähevad siis Ühendriigid ja Leif Nordgren. 1.35 kaotust ja Rene ei ole kaugel, ütleme seal 15 meetrit on ameeriklasteni ja 1.38 on meie kaotus peale meeste esimest lamades tiiru. Nii, aga kuuleme Johanna Talihärma. Johanna, huvitav selles mõttes oli sõidu pool, et esimene 3. ring hästi ja teine natukene kehvem, et mida sa ise enda kohta teada saite? Teada sain seda, et sõitsin seal Hermanni ja Kaisaga koos, kes ongi kõige kiiremad ja et esimesel ringil ma tegelikult ei tundnud, et ma üldse nii kiiresti läheks, aga ju siis ma üritasin nende kiiretega nagu kuidagi mingil määral kaasa minna, kuigi see nagu päris ei õnnestunud. Et teisel ringil jah, mul ei olnud võib-olla sellist nagu head vedurit või nagu niimoodi, et ise ei tundnud, et niimoodi oleks olnud aegade osas. Sa ütlesid ka jaanuaris, et pärast seda haigust, et see enesetunne kohati ei olnud väga hea tegelikult võistlustel, et oled sa siin Anterselvas ennast nüüd tundnud hästi? No paremini kindlasti, ma ei ütleks, et siuke nüüd nagu super vau oleks enesetunne, aga paremini kindlasti jah. Homme siis suur päev, mida sa ootama lähed? Ma arvan, et siin tiirus on põhiline hästi lasta. Et see on siin väga oluline. Kõrgus teeb selle laskmise ka tegelikult väga raskeks, et siin on võib väga kergelt eksida. Loodame, et läheb hästi, aitäh. No ja ka meie hoiame pöialt Eesti koondisele, et ka homsel päeval hästi läheb, aga tänane võistlus on käimas, oleme hetkel 13. ja ootame 2,9 kilomeetri vahepunkti siis Eesti võistkonda, kui sealt on läbi läinud hetkel 11 võistkonda, Norra, Itaalia, Tšehhi endiselt esikolmik ja neid kolmikut 16 sekundit siis omavahel lahutamas ja siis on pikem vahe, tuleb Saksamaa 42 sekundit hiljem Norrast. Nüüd mina jälle siin arvutusspetsialistina suurena, samal ajal kui Rene Tsahkna tuleb vaheajapunkti ja on 1.48, samas 10 sekundit kaotanud juurde, siis selle vaheaja või siis selle jupikesega on Bööga sõitnud võrdselt Matei Elisejev ja Venemaa, kes on 10. kohal 1.19,7 maas, kõik teised on kaotanud tsipakene või rohkem ikkagi juurde. Pfeiffer nüüd 41, see oli 42 ja seda osa ringist on sõidetud nüüd Tarje Bööst kiiremini. Jah, aga mitte palju, et see on nagu minimaalne vahe, et siin Böö juba mõtleb oma püsti tiiru peale ja kui siin õnnestub, siis viimasel ringil paneb ta, ütleme nii-öelda käigu sisse ja on näha, kui palju siis Böö jaksab, kui Tarje on jõudnud nüüd sinna kohale, tuleb ka Lukas Ohver Itaalia ja siis vanameister Andrei Moravets ise. Nii et hetkeseisuga Tarje Böö ja Norra on kasutanud ära 3 lisapadrunit, Itaalia 4 lisapadrunit ja Tšehhi vaid 1 lisapadruni ja see on hoidnud Tšehhe praegu siin esikolmikus ja Saksamaa on ühel ringil käinud 6 lisapadrunit ja on hetkel 4. Nii et esikolmik on kohal. Tarje Böö, püstilaske protsent seni 82. Lamades ühtegi lisapadrunit tarvis võtta ei olnud Norral ja Tarje Bööle. Esimene tuleb. Elu läheb huvitavaks, mida teeb kõrval Itaalia? Rahulikult praegu Ohver laseb Tšehhil ka kõik hästi. Oi! Natuke põlemaks ja Lukas Ohver teeb hästi. Suurepärane koos vanameister Moravetsiga nüüd. Need mehed lähevad siit esimese teisena. Norra läheb järele, Pfeiffer on nüüd kohal.
ei, see oli võimas praegu. Lukas Ohver pani 5-5, no seda pole ka tükil ajal keegi läinud ja Andre Moravets viib Tšehhid teisena, kolmandas vahetuse poole. Ja tagant tekib vahe sisse, siis seal varusid võetakse. Pfeiffer 2 varu. Šveitsil ei ole maas, Ukrainal ei ole veel kõik maas. Valgevene Potšarnikov on maas. Šveits saab minna. Ja see on kütus, et Saksamaa siit alla ei saa, vaid Tšehhi ja Itaalia medali lootusele. Ja need lootused lähevad järjest parematesse värvidesse, kui Saksamaa istub siin edasi. Ja Pfeiffer, kes on ikkagi väga hea laskja, istub nüüd oma tiirus, saab nüüd küll minema. Aga kas nüüd võib öelda, et Saksamaa medal on ikka hapukene? No ikka raske, et siin ei ole midagi teha, et Tšehhid on näidanud praegu, et on väga hästi mängus sees ja ka suusarajal on suurepäraselt vormi ajastanud Tšehhi koondis. No saame näha, et Tšehhide viimane vahetus on Michal Krõtsmar. Mäletan seda Pyeongchangi 2018, kus suure üllatusena mees tuli ja võttis sprindis olümpiahõbeda. Nii, Rene Tsahkna on tiirus. Oleks üks maas. 2. 3. 4. Hästi, Rene, hästi. Viitka vilt ei värise. Suurepärane. Rene Tsahkna hoiab Eestit praegu sellisel heal positsioonil. Kindlasti oleme teinud juba hästi. Nüüd on vaja edasi ka hästi jätkata. 12 võistkonna on läinud. Rene läheb ja Eesti on 13. peale 6. lasketiiru. Meie kaotus 1.42 ja meie selja taga siis taas Ühendriigid ja Leif Nordgren. Ja hetkel selja tagant kedagi tulemas ei ole. Vanameister, mis vanameister, ikkagi veel noor mees, Martin Fourcade on läinud 11. läbi. Prantsusmaa kaotab siis 1.30 Itaaliale. Nii, aga Tarje sõidab ja on vahe tagasi sõitud. See oli staadionit ära minnes 5 sekundit Hofferiga. Ja see kolmik on koos 1,3 sekundides Pöö, Hoffer ja Moravets. Aga vaata, jällegi teatesõitja. Meil on eesotsas Tšehhi, meil on Šveits, meil on Ukraina, meil on Valgevene. Ai, Moravetsil kindlasti seal lihtne ei ole ja väike vahe on selle tõusunukikesega sisse tulnud, aga nüüd on vaja ära kannatada see viimane 2 kilomeetri nii-öelda raskem hetk ja siit Veeger veab Šveitsis ka hästi. 26 Veeger kütab kõvemini kui Ohver ja Pöö kokku. Prõma on lükanud juurde ja on lükanud ka 5 sekundit vahet väiksemaks. Nii, Pfeiffer 38, Pfeiffer oli 47, aga see on esimesega, mitte Tarjega. Tarje läheb ja Itaalia läheb järele. Ja natuke on nüüd vanameister Moravetsil raskeks läinud, aga Moravets kannatab seal vägevalt. Igal juhul vingelt läheb praegu Norra, nii et Tarje Pöö on käigu sisse pannud. Ohver on selle vastu võtnud ja tagant tulevad nüüd lähemale nii Šveits, Ukraina kui Saksamaa. Nii, samal ajal ma vaatan meie mehi ka või meie võistkonda. Tsahkna saab sõita koos Nordgrenina. Nad on enam-vähem sama masti sõitjad. Pigem Nordgren natukene parem, mis on hea, sest äkki annab seal taga rippuda. Ja ei, vaja on Reneel ära kannatada see viimane ring. 1.42 on meie kaotust, oli ennem laskmist 1.53, nii et saime liidritelt siit 9 sekundit tagasi ka. Nii, aga Tarje veab, aga Hofer ei anna jala täitki maa. Ei saa siin jätta, kui see on praktiliselt uuel. Moravets murrab ja Tšehhi näitab praegu oma sisu. Ja kui kasulik, samal ajal kui Rene Tsahkna tuleb oma vaheajapunkti, kui kasulik see on MM-ile, et on olnud selline algus. Ja Rene Tsahkna on praegu liidritelt tagasi võtnud 5 sekundit, nii et Renn vajutab praegu vingelt sealt 4,9 pealt läbi. Ja Nordgreni taga ei ole. Nüüd on meil 12 sekundit eesne liidil ja nüüd tuleb Nordgren, on kaotanud 17 juba, Rene Tsahkna tuleb, Benji tuleb. Benji, aga Prõma hüppab veel kõvemini seda viimast nukki ja nüüd tullakse sealt nii-öelda siis alt läbi ja tullakse juba tribüünide ette ja nüüd tuleb juba Norra, tuleb Itaalia, koos tullakse. Moravets ei jää maha, 3. vahetus saab läbi, viimane vahetus läheb teele. Norra ikkagi on läinud liidriks ja me saame näha Johannes Ingles Pöö minekul. Talle läheb vastu Dominic Windis. Ja need ei ole kindlasti nii kõvad vastased, kui oleks seal olnud keegi teine, aga piisavalt kõvad. Dominic Windis kodu, tema on ikka puhas Antoltsi külapoiss ja läheb siis teisena ja Tšehhid ja Michal Krõtsmar olümpiamängude hõbemedalimees sprindidistantsil, aga jah, sellel aastal ikkagi päris kahvatu mees olnud. Nii, Saksamaa kaotab 42 sekundit vaheaja punktis, ei ole veel jõudnud siia staadionile, siia tulevad alles Ukraina ja Benji Veegeri vedamisel. Nüüd on ka Pfeiffer kohal, sõidab seda eelviimast sirget ja siis pööramine siia lõpusirge peale, nii et
Saksamaa medalimängus on. Kullamängu ma natukene kahtlen. Ikka natuke kaugel kullamängu jaoks, aga igal juhul mine sa teha, siin on ikkagi laskmine ja suusatamine kokku vaja võimalikult hästi panna. Kui tuleb Valgevene, on neil päris raskeks. Potšarnikovil see lõpp siin staadionil läinud. Nüüd peaks tulema siia ka Venemaa võistkond, kes 1-13 oli kaotust. Ja Rene on liikunud rajad hästi, ta on kaotanud küll Tarje Pööle juurde, aga näiteks Jesper Neliniga on sõitnud viimase jupi võrdselt ja on sõitnud enam-vähem viiki ka Martin Fourcadiga viimast ringi Rene Tsahkna. Ei, vägevalt on Renn ära kannatanud ja nüüd tuleb ära lõpuni kannatada, sest siin midagi lihtsalt ei ole. Nüüd tuleb Fourcade koos Rootsiga. Nii et Fourcade ja Nelin tulevad koos siia, aga nende kohad hetkel siin 11, 12 ja siis peaks kohe Rene tulema. Meil on 23 sekundit selja taga, kui tuleb Kanada ja Scott Coe. Rene peaks olema näha ja pöörab siia. Ja Renn läheb. Eelviimane sirge veel tulla tiirude juurest ja tagant läbi, siis lõpusirgele pööramine ja me oleme kohal 13. See on korralik positsioon. Hetkel on väga hästi. Igal juhul Kalev Ermits on meie viimane mees, kes läheb rajale ja ei ole praegu mitte kedagi meie selja tagant tulemas, kui Kanada ja USA peaks olema järgmised koondised ja Kanada on nüüd ka USA eest ära saanud ja tullakse nüüd koos siia tribüünide ette ja viimasse vahetusse, aga rajalt juba uudised Pöö, Vindis, Krõtsman. Martin Fourcade ei teinud rajal midagi erilist. Ta sõitis natuke kiiremini kui Rene Tsahkna, aga vaadates nüüd suurt pilti, siis Fourcade nüüd nii hea ei olnud. Ei, no see on selge jah, et ju jäi ikkagi midagi siin motivatsiooni taha. Aga vaata, Hiinast minnakse täpselt niimoodi mööda. Ei loe midagi, on seal Ole Einar Pördalen või keegi teine ja tuleb Hiinal täna pillid kotti panna ja seda võistlust pealt hakata vaatama. Nii, aga duo edu Krõtsmari ees oli, ütleme, umbes täpselt 9 sekundit. Siin tuleb Krõtsmar, tagantpoolt siis on tulemas Šveitsil Wiesner, Ukrainal Pidruchny ja Saksamaal Benedikt Toll. Ja ütleme nii, et Krõtsmar on ikka piisavalt nii palju maha jäänud, et tal on raske nagu üksi seda tempot hoida, mida nüüd Pöö ja Vindis siin kahekesi paaris saavad ees teha, et sealt võib nüüd sekundid juurde tulla, aga oluline Tšehhi jaoks on ikkagi see, kui kaugel on siis neljas võistkond ja neljas võistkond on täpselt 30 sekundi kaugusel. Nii, vaatame Tolli ja esimesi. Toll on kaotanud 5 sekundit juurde. Tinges Pöö kindlasti ei ole see, kes hakkab nüüd hoidma, et ta on ikkagi nii kõva mootoriga ja ta lihtsalt sõidab tuima. No Vindisil on väga kindel eesmärk hoida praegu ennast Pöö taha ja lasta need märgid alla ja siis vaadata, kus Pöö poiss on. Kui Pöö on ees, siis ikkagi Pöö järel kuni viimase lasuni püsti tiirus. 4 on tulnud juurde tšehhidel võrdluses esimese duoga, aga see ei ole midagi katastroofilist. Nende selja taga on pool minutit seest õhku ja meil on ees veel 2 tiiru. Ja siit tulevad siis Šveits ja Ukraina koos ja ukrainastel siis maailmameister Pitsutsnei. Kui 0,9 pealt tuleme meie läbi, Kalev Ermits 1.57 kaotust oli 1.46. Ütleme nii, et natukene võib-olla on tulnud liiga palju juurde selle esimese osaga. 13 sekundit. Esimestega, võtame näiteks Rootsi ja Samuelsoni. 16 oli ja nüüd on 22, ehk siis natukene on tulnud ka juurde, aga veel kord, see on esimene ring ja Kalev ei ole mingi superhüper alustaja. Ei, Kalev sõidab kindlasti targalt ja saame näha igal juhul esimesed 2 võistkonda, eelviimane vaatus lasketiirus. Ja üks nendest 2 on suurfavoriit Norra, teine on kodutiim Itaalia. Ja kui ebastabiilne laskja on olnud see sama mees, Dominic Vindis. Aga Pöö võtab ka väga kindlalt. Nüüd on natukene Pöö siin enesekindlust saanud, on rütm läinud natuke kiiremaks, viimane last Norral, aga Vindisil ka kõik hästi veel. Ja nüüd on vaja lasta see viimane Vindisil alla ja tuleb alla. No nii, Itaalia mängus, endiselt mängus ja Norra ei ole kuhugi kadunud. Nii, et tšehhid ja sealt tuleb tasapisi paistab ka Saksamaa. Mida siis tšehhid teevad? 4 maas, 5 maas tšehhidel ka. Ei, no võimas, kui siin Tšehhi Itaalia medalit saavad, siis see on, no tšehhide jaoks on see ikkagi täielikult palju õnne medalisaaka, aga Itaalia ootab ja loodab kindlasti just sellest sõidust medalit. Niimoodi vaatame ka, Kalev kaotab nüüd 2.01, ta on kaotanud liidrile juurde 4 sekundit, aga veel kord võrdlus Rootsiga ja sealt on tulnud ka paar sekundit juurde, mitte palju. Ja Pitrutsnei tegi praegu küll kindlalt kõige kiirema tiiru, et võttis riskid ja sai alla. Ja Toll, Saksamaa
hetkel püsib. Ütleme, teoreetiliselt medali varianti on, aga väga-väga teoreetiliselt seal peab ees midagi juhtuma. Ja nüüd tuleb Rootsi ja Prantsusmaa, nii et Prantsusmaal ka siis väga tugev Quentin Villot-Maillet on sõitmas viimast vahetust, aga alles ollakse siin. 1.35 ja sõidab umbes võrdselt liidritega. Ja viimases vahepunktis meie 2.01 kaotust oleme 13. Me oleme praegu omal kohal. Venemaa saab minema. Ja Kalev tuleb nüüd esimest korda lasketiiru. Nii, siin veel suurmeistri stiilinäide ja tiirust äraminek 3,1 sekundilise eduga. Kalev Ermits esimeses tiirus. Hoiame pöialt. Ja peaks olema märk 13 siis meil. Esimene olemas. Teine ka. Kolmas ka. Neljas jääb ülesse. Ja viies maha, üks varu. Kui laseb sellega maha, oleme ikka oma koha säilib. Ja jätkame ilusti, nii et üks lisapadronid oli Kalevil võtta ja nüüd ka Kanada meie kõrval võtab ühe lisapadroni, nüüd on ka Ühendriigid kohal. Nii, kukkunud on, eks ole, Smolski nüüd kaotas siin tiirus minutikese juurde. Jah, tundub, et on käinud trahviringil, jah. Nii, me oleme Kalev läheb 13. Me oleme 13. Meie ees 8 sekundit ja on Valgevene samal ajal siin ees. Vaata, Vindis on sõitnud vahe kinni. Ja Vindis sõitis selle vahe kinni juba siit tiirust ära minnes. See on muidugi väga õige, sest tavaliselt kõik ei alusta kohe siit staadionid nagu täie hooga, pigem võetakse selline, pannakse seal keppe kätte, prillid ette, läheb natuke aega ja Vindis kasutas selle hetke ära ja sõitis selle vahe kinni. Niimoodi, siin nad koos tulevad ja Seniore Dominik. Ja Assur on asunud ise juhtima, nii et see on küll üllatus. Ja tegelikult mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et Pöö ei tunne üleolemist täna. Ei ole tal seda tunnet, et vajutaks ja mees kaob taga. Ei kao ta kuhugi. Just, sest Pöö sõidud on ikka olnud ka teadetest nii, et ringi algus ja kohe minek. Ja ei, täna on kindlasti niimoodi, et Pöö tundis ära, et ta ei saa eest minema, vaid seis on üsna võrdne ja ta võttis praegu hoopis kindlama variandi. Ta mängib ikkagi kindla laskmise peale ja siis viimase ringi peale ja no siis võimu tal vajutada on ja lõpusirgele. Kui kellegiga ta jääda ei taha, siis just selle mehega ta ei taha jääda, nii et julgen arvata, et kui koos minnakse 2 kilomeetris viimasele ringile, siis enam me seda hetke ei näe, kus Pöö jätab sellesse hetke ja koos tullakse. Ta üritab kindlasti varem minna, kui jaks on. Krõtsmar on natukene nüüd kaotanud jällegi juurde Pidrutsni, aga sõidab esimestega samas tempos. Toll on kaotanud natukene juurde. Nii ja viimane tiir siis, kui Pöö on ikkagi see 90% mees püsti, siis Vindis 70+. Ja Krõtsmar püsib, Tšehhi püsib ja on üsna võrdselt sõidnud praktiliselt natuke kiiremini isegi kui Pöö Vindisi duo ees. Nii nüüd eelmisesse punkti on tulnud juba kohale 12 ja Valgevene ja Smolski. Ja 2,9 peale tuleb Kalev, on 13 puhtalt 9 võrreldes Smolskiga sõidab enam-vähem võrdselt, aga nüüd siis tullakse viimane tiir Anterselva MM-i esimesel alal. Itaalia tuleb esimesena, Norra kohe tema järel. Ja meie selja taga Kanada siis kaotamas meile 9 sekundit ja meie siis omakorda kaotamas 9 sekundit Valgevenele, nii et praegu on veel kõik väga hästi ka meie koondise jaoks, kui viimane vaatus, oluline vaatus, esimene MM-i medalikomplekt jagatakse siin välja ja võitjatele ka väike auhind 28 000 eurot, nelja vahel saab ära jagada võitja võistkond. Igaks juhuks ütlen, Krõtsmar on maas umbes 20. Oppa, oi! Oi! Ja Pööl on enesekindlust läinud. Ai, ja nüüd tuleb ka Vindis mööda, nüüd on vaja siin kodupublikus sisemist jõuda need märgid alla tuua. Ja Pööl viimane märk tuleb alla. Läheb. Ja Krõtsmar ootab laskmise alustamisega kaua, läheb Vindis, siin üks on jäänud veel. Ja see on vaja alla lasta, siis on vaja mõelda suusarajal, mitte enne mõtetega praegu. Oi, hästi, Dominik Vindis koduküla publiku ees on minemas Itaalia teisena siit ära. Nii, ja tšehhidel üks on veel üleval.
kui saavad nüüd maha, võivad pronksi peale sõita. Ja sõidavad tšehhid. Aga ma julgen öelda, et Dominic Windis ikkagi palub Johannes Tingespöö tantsule küll viimasel ringil. No ei tea, et ma arvan, et Pöö nüüd enam oma mütsi pähe sättima ei hakka ja tal on ka täiesti ükskõik, kas kepid on rihmadega käes või ilma. Tema hakkab nüüd vajutama, sest see vahe oli 9,3 sekundit, kui ära mindi. Nüüd 900 meetrit meile näitavad ära, mis taktikaga Pöö seda viimast sõidab. Ja Windis, kui tahab midagi saada, peab andma hullu praegu. Ilma ei tule, aga siit läheb Toll järele, aga natukene liiga suured on vahed sakslaste jaoks. Venemaa. Sveits vajutab nüüd neid trahviringe, nii et need jäävad pikaks ajaks meelde. Nii, aga Kalevit ootame ka tiiru. Kalev on hetkel 13, Soome on kohal, Rootsi on kohal. Sõitnud on Kalev korralikult, nüüd tuleb 11 ja Smolski ja Valgevene ja siit siis Tingespöö. Ja me saame nüüd selle ja siin ei ole küsimust. Ei tea, kas see kõige pisem Pöö ka raja äärest ära on ja saab aru ka, mis siin toimumas on. Kui Kalev Ermits, Eesti võistkond tuleb tiiru, tuleb 13-ndana. Meil oleks siit üks koht oleks võtta küll. No oleks hea, kui me ka säilitame selle koha, sest Kalevi püsti laskmine siin ei tea kunagi, mis siit tulemas on. Nii, samal ajal Prantsusmaa on tõusnud 7, aga see on nüüd küll suhteliselt kohaliku tähtsusega sündmus. Kalev Ermits on meie jaoks oluline. Austria saab minekut ja Valgevenel on üks varu juba kirjas. Kalevil 2 maas. Kalev alustab hästi. Aga Kanada laseb tagant ka ja Kalev laseb nüüd. Esimene läheb. Teine. Nii, Kalevil 3 trahv. 3 lisapadrunit Kalevit tarvis võtta, nii et nüüd on vaja need alla lasta, meie ümber lastakse, no okeilt lastakse, siin ei ole ka vaja kuidagi teisiti mõelda, Ühendriikidel ka üks varu vaja võtta. Ja 2 varupadrunit, 2 märki Kalevil üleval. Ja nüüd 1 varupadrun, 1 üleval. Ja ei ole ka läinud konkurendid kõrval. Kalev, pane alla see! Ei tulegi alla ja Ühendriigid lähevad ja Kanada võitleb veel oma 1 märgiga seal ja võitleb ka alla, nii et me langeme siit vähemalt 2 kohta. Aga kullale vist siiski tantsu ei tule, sest vahe on 15,8, see oli 9,3, 6 sekundit on nüüd Pöö kiirendanud juurde. Vaatame Krõtsmarit igaks juhuks võrdluses Windissega, on kaotanud ka juurde. Krõtsmar Windissi vahe on sama, Pidrutsni 57 kaotanud ka, Johannes Tingesele juurde, Toll ka kaotanud juurde. Ja Kalev lõpetab just trahviringi ja Eesti on minemas nüüd 15-ndana, nii et lasime siis üle ookeani sõbrad mööda. Ja 2.57 meie kaotus, kui 4,9 pealt läbi läinud 6 võistkonda. 6 siis Venemaa võistkond, siis kohe Prantsusmaa nende selja taga. Nemad siis heitamas oma 6.-7. koha eest, kui tulevad siin tänase võistluspäeva, võib küll juba öelda, maailmameistrid. Vennad Pööda meeste poole pealt ja Marte Olsford-Röiseland alustas, Tiri Lekov teine vahetus. Nii et sama seis, mis eelmisel aastal kulla poolest, siis Tarje Pöö oli koosseisust väljas. Veetes Sjöstad Kristjansen oli, vahe on läinud veelgi suuremaks, see oli 15,8, nüüd on 19,4, aga hõbeda Itaalia teenib. Ja Östersundis võeti siis pronksmedal ja Norra saab siis oma komplekti 5. segateate kulla läbi ajaloo. Jah, see segateate sõit ikkagi suhteliselt värske ala, 2005, nime poolest anti medaleid, Han Tõõmann siiski maailma karika etapil, aga maailmameistrid selgitama. Nüüd siis vaatame, kas lipp võetakse ka, see on nüüd see staadioni sirge, eelviimane sirge, ei lippu ega kedagi, siit pole enam rohkem kuskilt võtta ka. 150 meetrit Johannes Tingespööl veel tulla. Ja ei, väga õige taktika Pöö poole pealt, et ta sellel eelviimasel ringil lasi Windissil ka natuke vedada, tundis, et Windis on igal juhul mängus. Ja midagi nüüd väga õnnelikku tal lasketiirus ei olnud, aga sai märgid alla. Ja ütleme nii, et favoriit kaitses favoriidi seisust ja tuli auga välja. Nii, ja ta on kohal, Johannes Tingespöö on maailma meister finissis kohad, aga nüüd läheb alles pidu püsti, sest Dominic Windis toob Itaalia hõbedale ja siis tuleb Tšehhi. Ja ei, võimast panust Itaalia poolt, aga jah, tänase võistluspäeva suurim üllatus Tšehhide näol on sündinud. See on kahtlemata niimoodi, kui vaadata seda hooaega. Tšehhidel ikkagi ütleme, mis siin näidata on 18, 17, 11 ja viimati oldi siis Poplukas 6. Ja nüüd Michal Krõtsmar toob ankrumehena Tšehhi võistkonna 3. finississe.
nii, vahepeal julgen öelda, et me oleme täna 15. riik, sest meie ees on piisavalt suur vahe, et Scott Goat Kalev Ermis kinni ei püüa ja selja taga on ka ikkagi päris hulk ruumi, peaaegu minut ja olgem ausalt, kust pidi vaadata, tegelikult oleme me eelviimane võistkond, kes täna üldse rajal on, sest veel pärast meid on Leedu ja kõik teised on võetud ringiga maha. Nii, Saksamaa jõudis siis täna 4. 49 sekundit kaotus, tegid ühe trahvi ringi, Ukraina 5, Venemaa 6 ja Prantsusmaa lõpetab 7. Ja prantslastel ikkagi see naiste pool kuidagi ja ka Martin Fourcade ei teinud täna midagi sellist, mida oleks oodanud. Mida me veel naistest teada saime, Dorothea Viirer ei olnud nii hea, kui ta ilmselt tahaks olla. Aga ikkagi hõbe on hõbe. Küll aga Liisa Vitotsi oli täiesti korralik esimeses. Ja siin ega Saksamaa sõitis ju tegelikult kõvasti see üks trahviring, mis seal rikkus täna ära, sest esimene ots tšehhid võtsid täna vaid 2 lisapadrunit. See tõi neile need medalid ja Itaalia võttis 6 lisapadrunit ja Norra 7. Ja nemad on ka see esikolmik, näitab väga hästi ka täna seda, et tegelikult määrati lasketiirus. Ja, sest kui Saksamaal 10 lisa ja 1 trahviring ja nemad on 4. ja tšehhid on 3. 2 lisaga ja nende vahe on 19 sekundit. Põhimõtteliselt on see 3 lisapadrunit ja oleks Toll sõitnud siin võidu peale Krõksmärgi. Aga see on see laskesuusatamise oleksite maailm. Mis käib mängu juurde ja nüüd siis ootame ka Eestit tasapisi. Kalev ikkagi 15. kohal sõidab ja sellele kohale ta jääb ka. Scott Ghost on ta maas 15 sekundit, Go pöörab nüüd siia eelviimase sirge peale, kui Doherty on juba lõpusirgel USA-s ja see täpike, kes seal tagant paistab, ongi Doherty ja siis nüüd õige pea Kalev on ka juba staadionil nähtaval, nii et me alustame 15. kohaga maailma meistrivõistlusi. Eelmine aasta olime 14 Östersundis ja ütleme, et täpselt koha võrra kehvem algus, aga täna võib panna sellise kõva kolme ära. Ja vaatan ka täna siis rajal võistkonna peale, kõige kiirem võistkond suusarajal oli Saksamaa. Norra kaotab 8,8 sekundiga, siis Šveits, siis Itaalia, 5 Soome ja Prantsusmaa 6, Eesti 14. Nii et 4 võistleja peale kaotame Saksamaale 2 minutit ja 26 sekundit. Nii, aga kui me oleme jõudnud finississe, oleme täna 15. Kolmas vahetus oli Rene Tsahkna ja kuulame tema mõtteid. Rene Tsahkna, üllatasid sa selle sõiduga täna iseennast ka? Jaa, et ütleme, viimane ringi jõudsin panna tänu sellele, et mul on viimased 2 nädalat on üpri hästi õnnestunud ettevalmistuse poolelt ja ongi esimest 2 ringi sai üpris varuga sõita, et võib-olla kuu aega tagasi oleks see minul piiri peal sõit olnud, siis täna oli esimest 2 ringi varuga, et on edasi midagi olnud küll. Regina ütles finišis, et temale küll see Pokljuka teine koht nagu andis sellist enesekindlust või kuidagi nagu tundis rajal natuke teistmoodi, et kas sina ka midagi sellist tundsid? Raja peal ma ei oskanud mõelda sellele, aga mingil määral kindlasti ta tegi, ütleme, need viimased 2 nädalat natukene, ütleme, seda passiivset tunnet tegi natukene nagu kõrgendatud, et loomulikult on vahvam treenida ja vahetult ettevalmistada, kui nüüd, ütleme, selle MM-i stressi kõrval on selline nagu kordaminek. Olgu, aitäh ja edu sprindiks! Ja sprindini pole enam üldse tükk aega ja tegelikult kogu see pidu läheb ju homme juba edasi meil siin, nagu see MM-i rütm on, et iga päev ala ja siis 2 vaba päeva sisse. Ja homme siis naiste sprindidistants on kavas, seejärel laupäevasel päev, homme siis 15:30 naiste sprindi algus. Ja lõpetame siis selle nädalavahetuse jälitussõitudega ja loodame, et ka Eesti nii naiste kui meeste esindused on meil jälitussõitudes olemas ja siis tõepoolest esmaspäeva päev on vaba päev ja järgmine nädal alustame juba tavadistantsidega. Nii, aga täna teeme endiselt tööd edasi ja Alvar jätkab. No nii, me saame hakata seda ülekannet nüüd siis kokku võtma. Oli üks väga vägev sõit Eesti koondise perspektiivist samuti. No 3 vahetust ikka kulgesid väga hästi. Algus oli ilus, jah, selles mõttes, et
et Rene võib-olla üllatas kõige rohkem oma viimase ringiga, et ja lamades võttis küll 2 lisapadrunit, kogu see seeria oli seal üleval kella 12 peale, ei tea, kas võttis natukene vale asendi, igal juhul võttis need lisapadrunid väga kiiresti ja hoidis nii-öelda päris heas mängus meid, et kuni siis Kalev alustas hästi tagasihoidlikult, ta pidi ka üksi minema rajale ja tal on see võistluspaus olnud tegelikult kõige pikem. Aga läks paremaks, sest teine ring oli juba märksa parem. Et ta võttiski võib-olla liiga ettevaatlikult alustas, et esimeses tiirus üks väike eksimus ja teises tiirus ladus sinna kella 9 suunas lähedale neid laske, et paraku pidi minema trahviringile, aga noh, jah, 12. koht oleks olnud ehk selline reaalne. Hea küll, tänane võistlus oli 2-kilomeetriste ringidel, aga kogu sõitu tervikuna nüüd meie perspektiivist vaadates paistis, et me liigume päris korralikult. Ja see on positiivne et ega ma ei ole analüüsprotokolli veel näinud ja eks see on õhtune tegevus, aga jah, et siin esimesed 2 vahetusest samuti väga tugevad sõitjad, et kui siin vahepeal maailmakarikatel just segateates jagatakse neid oma paremaid sõitjaid, siis siin olid kõik vägevad kohal ja Regina samuti suutis väga kõrges mängus hoida ja näitas head liikumiskiirust, et selles suhtes on algus olnud positiivne. Homme jätkame siis naiste sprindiga lisaks 2 naisele, kes täna juba stardis olid, ka Tuuli Tomingas homme stardis. Vana hea, mida loodad? Ootan, et tüdrukud teeksid nii-öelda oma asja ja hoiaksid fookuse õiges kohas nii-öelda, et ega siin protokolli on raske ette kirjutada, kuigi tahaks, aga algus on olnud positiivne ja vaatame homme, mis saama hakkab. Et ühesõnaga sinu jaoks täna oli rahulduspakkuv päev? No igal juhul jah, et just see liikumiskiirus on kõige aluseks, et täna ega me seda võistlust ei alustanud ka väga suurte ootustega, et pigem oligi selline sissejuhatus ja heaks lahtisõiduks, et selles mõttes läks hästi. No nii, aitäh sulle Indrek nüüd juttudest, teeme väikse meeste vahetuse siin stuudios, meiega liitub meie ekspert Karel Kulbin. Alustame maailmast. Jube põnev sõit oli. Mulle meeldis see, et Tšehhi, me räägime terve hooaeg sellest, kuidas Tšehhi enne suurvõistlusi hakkab alati paremaks minema ja see leidis jälle kinnitust. Ja täpselt nii, ma vaatasin esimestest vahetustest peale ja ma mõtlesin selle sama meie kuulsa lause peale, et kas tõesti ongi niimoodi läinud. Ma arvasin, et meeste pool, et ei usu ikka hästi, aga ei, mehed ka olid suutnud sõidukiiruses juurde panna Tšehhid ja imeline tõesti vägev sõit nagu alustuseks, et tõmbab selle põnevuse veel paremini käima. Tšehhid muidugi rajasid ikkagi eelkõige selle medali, nad võtsid ära väga hea laskmisega, et ainult 2 varu on ikka väga hästi lastud ja me saime kohe esimesel distantsil ka nii-öelda, võib ikkagi öelda, üllatuse, kas nüüd suur üllatus, aga üllatuse selgelt ja saime ka kodupublikule õue medali Itaalia, nii et vägev sõit, aga Norrat keegi kõigutada ei suutnud ja ma ütleks nii, et Norra isegi täna ei pidanud tegema nagu midagi perfektselt, et tegelikult nad pidid tegema niisuguse tubli sõidu enda kohta, et ei olnud neid Prantsusmaad ja Saksamaad kõrval, nemad Prantsusmaa käis trahviringil, ei jaksanud sõita, Saksamaa käis trahviringil, jaksasid küll sõita, aga sellest oli vähe kasu, nii et selles mõttes Norra elu tehti natuke lihtsamaks täna. Jah, ja Trilekov ka paistis, et alguses nagu ei saanud minema kuidagi ja siis, et oli see nagu selliseks lahti sõiduks väga paljudele, et me korra nagu selliseid ringi aegu nagu tundus, et hästi palju varieerus kuidagi, et Ekhoff ei saanud alguses minema, siis hakkas tulema ilge purakaga, et oli see pigem selline hea lahti sõit kõigile, et just need esimesed kilomeetrid. Eks ta mõjub ikka niimoodi, aga ütleme, et keegi nüüd küll ei tule, ma ei usu selle sõitu sõitma nii, et see on mingisugune lahti sõitmine siin, et pigem eks need ringiajad teates ikka varieeruvad sellepärast, et oleneb kellega koos sa satud sõitma ja mõni ka siin on neid, kes kindlasti kõrgel mägedes ei julge alguses võib-olla ka kohe sinna päris selle punase piiri peale minna ja mis võibki olla mõistlik otsus ka, et ei saa lõpuni tegelikult praegu sõiduvormi osas, me arvan, tänasest päris ülevalt ei saa ja kahtlus jääb, et prantslastega suusaga ei saanud olla kõik väga hästi, sest et
nad ikka liiga palju sõidus andsid ka ära. Ja Prantsusmaast tahtsingi järgmisena rääkida, avahetus läks täiesti käest ja mulle nagu esialgu tundus, et kas Fourcade ei hakanud enam püüdma. Tal esimene ring oli hästi nagu nigel ja siis hakkas samamoodi teisel kolmandal ringil oluliselt tempot tõstma, aga Prantsusmaa võistlus läks sinna esimesse vahetust sisuliselt ära. Ja ei, ta siin tuli just siit meie juurest ka mööda ja lükkas õlaga inimese eest väga kurja näoga, nii et selge see, et tal rajale minna juba esimest ringi oli väga keeruline. Ma ei usu, et tegelikult nüüd motivatsioonis nii suur probleem on, et ma ei viitsigi sõita, et seda ma ei usu päris, aga kuidagi ta ikkagi tunda annab ja selge, et nendel tuleb nüüd väga selgelt analüüsida, et mille pealt see probleemid tekkisid täna. Lähme siis Eesti koondise juurde, 15. koht tänasel päeval, 3 vahetust olid väga head. Alustame suusakiiruses, mis on meie jaoks olnud kogu selle hooaja vältel ikkagi see probleem number 1. Regina Oja kindlasti sõidust ka minu eest üllatas jällegi. Isegi võib-olla ei saa meil üllatanud, see oli väga korralik sõit, eriti nüüd ütleme lõpuga, kus ta seal Proissi vastu tõmbas veel Proissi lõpus ära. Ja just see oligi nagu väga hea märk, et ta jõudis lõpus veel teha sellist korralikku pikka kiirendust Proissi vastu ja mööda minna ja tema kindlasti tegi enda kohta selgelt on väga, ma arvan, heas sõiduvormis selles mõttes, et ega me ju ei oota, et nad äkki minut kiiremini hakkaks sõitma, et ja Johanna võib-olla teise ringi pealt kuskil hakkas natuke sõidukiirus järgi andma, aga selge see, et kõike nagu maksimumiga ei jaksa, et selles mõttes pigem hästi kõik ja Kalevist me nagu võib-olla täit pilti ei saanud, et võib-olla saame peagi temaga intervjuu, et siis kuulame täpsemalt ja ütleme, jah, see ideaalne oleks olnud see 12-13 koht tegelikult, mis oleks olnud võtta, kahjuks jah, natuke jäi viimases tiirus märke liiga palju üles ja varudega nipa-napa, viimane ei tulnud kahjuks tal alla. Teeme kiire vahetuse korra, anname siit mikrofoni jällegi üle. Kalev Ermits on õige pea meiega. Kalev võib siia stuudiosse ka tulla. Kalev, sa said selle vahetuse päris korralikul positsioonil. Oli see nüüd, ütleme, sinu jaoks ka täna ikkagi lõpuks selline väga hea lahtisõit lihtsalt, arvestades seda, et sul tõesti lihtsalt start ei olnud all? Ei, lahtisõidul ma kindlasti seda ei võtnud, et ma olin selleks ka valmistunud samamoodi nagu kõigiteks järgnevateks võistlusteks valmistunud. Jah, täna oli eesmärk leida selline hea enesekindlus, aga kahjuks seda nagu ei tulnud kuskilt. Räägime püstitiirust, mis seal siis juhtus? Raske öelda, et tulin tiiru, forsseerisin eelnevalt hingamist päris hoolega, aga kuidagi ikka jäin nii hapniku võlga ja tõmbas püssi otsa ikka päris hoolega värisema. Mida sa nüüd enda kohta täna teada said? No teada sain seda, et sõiduseisund ehk nii hull ei ole. Lamast laskmine on korras. Püsti tegelikult on ka korras, lihtsalt tuleb natuke kontrollitamalt seda asja teha. No küll ta tuleb ja meeste sprint on ülehomme ees ootamas, nii et aitäh sulle, Kalev, nende juttude eest. Ja teeme nüüd järjekordse vahetuse. Räägime Kareliga ära selle võistluse veel ja siis asume juba Otepää juttude juurde. Kui me siin ennist veel Eesti koondisest korra rääkisime, siis läheme korra edasi veel. Me jäime vist Johanna eel pidama korra. Johanna puhul oli selline huvitav sõit, et ta nagu üks ring oli võib-olla natuke nõrgem, aga see oli ka see ring, kus ta sõitis Mägeraise ja Hermanniga koos, aga tervikuna tundus, et kõik oli hästi. Ja tundus küll jah, et raske oli aru saada seal, et just nimelt Mägeraininaga võrreldes, et seal kindlasti on ka tark otsus, et sa mingi kergema lõigu tema taga saad ära sõita, aga lõpuks sa pead ka arvestama, et mingisugusest piirist ei tohi nagu üle minna sellest pingutusest, sest et on ees veel 2 ringi, eks ole, ja lasketiirus tuleb ka hakkama saada, et seal tuleb targalt need otsused vastu võtta, et millise taseme sportlasega saad koos minna, millisegi mitte, aga viimane ring ikkagi tuli ka väga ilusti, nii et ma arvan ka, et pigem on nagu kõik hästi ja homme on võimalik hea laskmise korral head tulemust teha. Ja siis Rene Tsahkna 37 sekundit kaotas puhtast sõidust täna Tarjei Pööle. Oli see nüüd see 2-kilomeetrine ring, mis natukene jällegi võib-olla Reneed soosis. Teisalt see kaotus ikkagi 6 kilomeetri peal 37, arvestades nüüd hooaja kulgu, väga tugev ja viimasel ringil jaksas Rene sõita, mis on tähelepanu väär.
Jaa, absoluutselt, ta ütleski, et tal on täna esimest korda oli sel hooajal, eks ole, selline tunne, kus ta tegelikult ei läinud see pulss kohe algusest peale nii-öelda puperdama, et ta sai ka ikkagi korralikult pingutada üldse ja nii-öelda lihastööd teha ja ütleski, et esimest 2 ringi ju hoidis varu, et see on kindlasti kokkuvõttes hea märk, et ta tundis juba ennast Aubert Illachi laagris paremini ja ma arvan, et loodame, et ülehomme selge see on, et me nüüd ei oota, et ta 37 sekundit ka sprindis sõidukiiruses kaotab, et ju see kaotus ikka natuke suurem tuleb, aga et ta oleks kui ta juba pool minutit kiiremini sõidab suusarajal kui maailmakarikatel, siis see juba kohe tõstab selles pingereas ettepoole. Kalev Ermits oma jutud juba ise rääkis ära, aga selge, et kui me Kalevi sõitu nüüd korra vaatame, ta ise ütles küll, et see ei olnud lahtisõit. Indrek Tobrel ütles, nii-öelda lahtisõiduna muidugi ta seda ei võtnud, aga põhimõtteliselt pärast 6-ajalist pausi, mida ka Indrek toonitas ikkagi, see esimene start, see ei saa olla kõige lihtsam. Ja üks asi on see, mida sa teadlikult ise mõtled, et teen lahtisõidu või ei tee. Teine asi on, et füsioloogiliselt keha ikkagi reageerib, et kui ta ei ole päris sellist maksimumvõistluspingutust, sa võid ise üritada simuleerida seal laagris kuskil, aga päris see ta ikkagi ei tule, nii et kindlasti see peaks mõjuma selliselt, et on võimalik meeste sprindis natukene paremini pingutada veel. Sellises konkurentsis nüüd selline sõit meie koondise poolt, olime ka selle esikümne konkurentsis lõpuks top 15. Seda, millest me ka ennist rääkisime, võime me selle päevaga rahul olla? Ma arvan, et selgelt tegime oma ära, et ütlen tõesti, et kui oleks see viimane varupadrun Kalevil piita läinud, siis me oleks tõenäoliselt 13. tulnud, mis oleks juba olnud selgelt esimese poole sees, kui 27 võistkonda oli stardis ja meie nii-öelda väikse suusariigina, kus lund enam ka ei saja viimastel andmetel talvedel, siis me peame sellega kindlasti rahul olema, aga see 15 on kindlasti pigem nagu hästi või okei või enda tegime ära. Korra räägime pärast ülekande lõpul veel ka homsest naistesõidust, aga me teeme väikse vahetuse. Meiega liitub nüüd siis juba, hakkame rääkima nüüd Otepää jutte, ehk siis täna tuli ka uudis, et Otepää ikkagi peab paraku loobuma Euroopa meistrivõistluste korraldamisest. See on nüüd väga värske jutt kõik. Aivar Nigol, võistluste nii-öelda president, räägi, kui raske on sinu elus olnud see viimane nädal? No ei ole kõige parem päev ja olnud täna see, kus me oleme ja eriti minu jaoks. See on esimene kord, ei ole sellist juhust varem olnud, aga nii nagu ütles ka Ibu spordidirektor, et see tuleb üle elada, neid päevi on olnud ka teistel korraldajatel, ehk vaatame lootusrikkalt ikkagi tulevikku. Ütle mulle, kas sa olid ikkagi tänase hommikuni lootusrikas, et midagi juhtub või kuidas see viimaste päevade töö teil veel käis, mille peale te veel lootsite? No ega lootus on ikkagi niimoodi, mis läheb viimasena. Ikkagi lootsime kõike, et ehk ilm muutub, me saame midagi ka ise veel panustada. Vaatasime üle ka kõik lumekahurid, mis meil on. Olime valmis tooma kõik reservid ka mujalt Eestist kokku, aga paraku kui vaadata ka järgmise nädala prognoosi ja selle nädala lõppu, siis midagi väga lootusrikas sealt ei paistnud ja selle peale ka need inimesed, kes on varem teinud neid otsuseid, ka Ibu esindajad ütlesid, et kuskil tuleb tõmmata piir vahele ja lootused tuleb maha matta ja nii-öelda teha see otsus ära. Selge see, et see talv on olnud ikkagi kummaline pretsedent. Sellegi poolest, kas teie föderatsioonis või Defandi oleks saanud teha midagi eos parem? Selge see, et tagantjärgi on kõike lihtne rääkida, aga kas oleks saanud midagi teha parem? No alati saab midagi veel teha, aga me oleme seda mõelnud ka tagantjärgi, et mis oleks võinud olla, et kui aga näiteks meil oleks kas või külma rohkem olnud, meil oleks rohkem kahureid olnud, aga paraku on see tagantjärgi tarkus, et ka need võimalused, mis Defandil on, kas või lumetootmiseks, need torustikud, mis on olemas, need kahurid, mis on olemas, me võtsime sealt välja maksimumi, aga sellest ei piisanud, ehk meil oleks pidanud olema siis võib-olla need samad konteinerid. Juba varem me oleks pidanud hakkama tootma võib-olla detsembris juba seda kunstlund konteineriga, aga ikkagi
see praktika, mis on meil olnud, me oleme teinud kunstnud pigem ikkagi traditsioonilisel moel ehk kahuritega ja lootsime selle võib-olla liialt natukene ka külma peale, mida kahjuks ei tulnud piisavalt. Ütle nüüd ausalt, meil on 2 aastat jäänud nüüd maailma karikaetapi korraldamiseni. Kas see, mis nüüd juhtus, tähendab seda, et järgmised kevaded te lihtsalt panete selle lume sinna saepuru alla, see jääb sinna nii kaua, kuni vaja, kuni need võistlused ootavad ees? No ma arvan küll, et need õppetunnid, mis praegu on olnud, me peame kõik uuesti üle vaatama selle tehnika, mis meil on olemas, kui on tarvilik soetama ka juurde täiendavaid kahureid. Loomulikult me peame kõik tegema ka selleks, et Tehvandi saaks ka lumetootmise konteineri või konteinerid, et oleks võimalik ka plusskraadidega lund juurde toota, juhul kui on mingid ekstreemsemad olud ja me ei saa mingil põhjusel nii-öelda traditsioonilisel moel kahuritega lund toota. Ja kindlasti lumevaru ehk üle suve tuleb pidada ka lumevaru. Ma pean su käest ikkagi küsima ka seda, et mis nüüd teie jaoks nii-öelda edasi saab. Kas te peate mingid kahjusid kandma, kas Ibu ütles, et pole midagi, seda ikka juhtub ja et mis need nii-öelda järgmised etapid teie jaoks nüüd on? Ma arvan seda, et otseselt me oleme muidugi juba kulutused teinud, need kulutused tuleb kinni maksta, aga kuna me tegime koostööd Rahvusvahelise Liiduga ja need võistlused viidi ära Minskisse ja seda tehti ikkagi sellisel mõistlikul moel ja ette teatades, siis võistkondade poolt suurt tagasilööki ei ole, sest ka viimane Ibu Cup pidi toimuma ju Valgevenes. Ehk need 2 võistlust viiakse kokku ja mingeid väga suuri tagasilööke sealt poolt kindlasti oodata ei ole, aga loomulikult on kahju ka kohalikest ettevõtjatest, kes olid arvestanud, et võistlused toimuvad ja loomulikult ka kõik meie toetajad, sponsorid, ka nende ees on selles mõttes ikkagi halb tunne, et me ei suutnud seda kõike, me ei suutnud võidelda ilmaga niimoodi, et need võistlused oleks saanud toimida. Jah, aga mine tea, milleks võib see õppetund olla kasulik, kui meil on 2 aasta pärast MK, et pigem teha need vead või mured ära ennem ja siis 22 teha asi korralikult ära. Ja, no me ise vaatame väga lootusrikkalt ka tulevikku, et see 22 ei ole väga kaugel ja maailma karikaetapiks kõik need head mõtted, mis ka praegu peas tiirlevad, et need tuleb ka teha nii-öelda ära ja teha need võistlused juba siis sellisel tasemel, et ka tulevikus me saaksime maailma karikaetappe edasi korraldada ja praegu ka need asjad, mis me siin oleme Rahvusvahelise Liiduga teinud ja läbi rääkinud ja ka nemad mõistavad meid, nad saavad aru, et ilma vastu ei ole mitte midagi teha, kui on soe, ei ole võimalik võistlusi pidada ja nad on öelnud, et ärge seda võtke nii, et nüüd Eestil oleks mingid suured tagasilöögid. Seda juhtub, aga sellest tuleb teha omad järeldused ja teha asju alati veelgi paremini. Jah, ja tänasest päevast annab minna asja ainult paremaks. Nii et Aivar, aitäh sulle nende juttude eest. Me korra veel räägime natukene homsest päevast, teeme siin meeste vahetuse ja meiega liitub siis uuesti Karel Kulbin. Homme siis naiste sprint, samal ajal kui ka autasustamine praegu tänastel parimatel on käimas meil 3 naist väljas. Tuuli Tomingas tuleb nüüd juurde. Selge see, et mida me nüüd ennustame, seda on nõust keeruline nagunii teha. Aga ikkagi see natukene see tänane päev meile nagu enesekindlust sõidu poolest andis juurde. Ja andis küll, et või vähemalt kinnitas seda, mida me lootsime, et asjad on pigem tsipakene paremaks läinud, võib-olla isegi sõidu poolel, ja loodame parimat, nii nagu me oleme öelnud, et kui me oleme punkti kohta juba väga hästi, kui me suudame seda piiri, mis on 20. koht, viimaste aastate tiitlivõistluste parim koht selle üle sõita, siis on suurepärane sõit, nii et ma arvan, et nende ootustega lähemegi. Tuulist saame homme esimese pildi ette, kuidas temal on see vahepealne periood nüüd mõjunud ja mis seisus ta liigub. Kui mõelda maailma konkurentsi peale, siis täna Denise Herman tundus vähemalt visuaalselt vaadates küll hirmu äratavalt. See on see tema rada ka selline, kus ta ikkagi seda oma jõudu saab maksta. Ja siin on väga palju just selliseid jalalt jalale tempovariandi sõitmise tõuse, mis on sellised natukene nagu ei ole väga järsud, kiired üleminekud ja rajapõhi on kivi kõva. Nii et kui on hea suus kall ka, mis selle peenikse loodusliku lume peal libiseb, siis ta on võimas ja tal tuleb ainult märkidele piita saada, et
ja ülejäänud esikoha pretendendid on praegu poodiumil seal. No tundus, et nüüd kui keegi sellest ansamblist natuke tänase põhjal välja langes, siis oli sama õnnetus Simon. Jah, et ma arvan, et seal pidid olema mingisugused objektiivsed põhjused, miks täna nii hull asi oli, ja Kaisa tundus ka tegelikult ja lasketiirus oli hädas, pidi võtma varusi, lasi ka esimeses tiirus väga aeglaselt, mingi ebakindlus seal oli, aga sõidu pool tundus ka, et kõik on hästi, nii et kui lasketiirus saab hakkama, siis on kindlasti kõige kõrgemas mängus. Hea küll, aga võtame tänaseks otsad kokku ära. Nii et meie lõpetasime selle sõidu täna 15. Esimene medalikomplekt on välja jagatud. Norra võitis siis esimese kuldmedali siit maailmameistrivõistlustel Anterselvast, aga lasketöötamise võlu, millise sõidu me saime, selle üle on meil hea meel. Nii et homme oleme täpselt samal ajal tagasi 15.30 ETV2-s naiste sõit ootamas ees. Loodetavasti meil ilus 3 meie naist stardis. Kõik muljed, usutlused ja samuti ka meie iga hommikune saade 5.5 ERR-i spordiportaalis ja seda, mida te ise arvate, sellest kirjutage meile Twitteris, Instagrami teemaviitega 5.5. Nii et olge tublid ja kohtume homme. Homseni!